Me elasime aasta aega karavanis. Ja siis ei saa tšaatši. Vastik. Meil polnud isegi duši karavanis. Ja kui väga vaja oli, siis said oma häda teha kilekotti, mis on, mille sa panid ämbrisse. Väga kena. Noh, tere hommikust. Tere hommikust algab Terevisioon. Ongi jah. Ja ringvaade ka veel. Oota, kas me päriselt hakkame juba pihta? Ma ei tea, salvestamine igatahes juba käib. Sina oled see, kes räägib. Kaua meil läheb? Kaua me peame ootama? Ja nüüd juba hakkab pihta või? Pole valmis ju tegelikult. Jah. Oskar, alusta. Ühesõnaga, oleme tagasi siin stuudios. Nüüd on meil juba episood 2 käes. Aitäh teile, kes te kuulasite meie esimest episoodi. See on väga tore. Meil on täna esimest korda külaline. Külalised. Jah. Ei, nad on, selles suhtes nad on koos, vaata. See on nagu üks inimene, on ju. Aga... Kas on? No, oleneb. See on nagu, mul on ka see teema, kui kellegil on laps, vaata. Me käisimegi seal. Me tegime koos ja joonistasime pildi. Laps joonistas pildi, mitte te koos ei joonistanud. Või siis see, kui mehed ütlevad, et me saime lapse või nagu me oleme rasedad. Meil on laps soojas praegu. Meil on nagu niipidi, et me tegime süüa kodus ja siis me parandasime autot. Näiteks. Me täiendame üksteist. See on tegelikult, Ka nunnu. Kas me peaks tutvustama ka ennast? No esiteks me peaksime ära mainima selle, et meie tänase episoodi teema on reisimine. Ja see otsus tuli ka sellest, et Helena, sina käisid just reisil. Siuke reisiblogia. Räägi, mis sa tegid, kus sa käisid, mida sa nägid? Päriselt hakkame minust pihta või? Jätame nad niimoodi nurku. Nad elavad üle. Nad saavad hakkama. Oi, kus sa käisid? Kuidas te siin seda podcasti teete? Tere, Oskar Süvari. Tere, Helena Klaar. Mina käisin Egiptuses. Ja mis sa nägid seal? Kõige basikum koht. Ma vastan ise ühele küsimusele, mis ma ise küsin, miks ma sinna läksin, sest kuhugi majal ei olnud minna. Saad aru või? Kuhugi ei olnud minna lihtsalt ühesõnaga. Ma läksin, mõtlesin, ma käin siis ära vaatan. No ma vaatan üle, siis need šmingad on ju. Ühesõnaga all-in paketi ja lihtsalt lesisin seal. Alguses oli päris siuke, päris nagu ma ei ole mingi 3-4 aastat reisil käinud või. Ja et põhimõtteliselt tore oli vahepeal ära käia. Aga all-in on ju ja suutsime isegi vihma saada. Vihma saab mingi 2 korda aastas Egiptuses on ju. Lumi sadas neil eelmine nädal maha. Kohalikud olid mingi vau. Mis see lumi veel on ka mingi? Meil on mitu kuud seda lund siin Eestis, pool aastat põhimõtteliselt. Ühesõnaga jah, siuke vahva. Aga no seal on soe, vaata, see lumi tuli lihtsalt, ta läks nagu ära, vaata. Palju see torada oli? Siuke Eesti suvi. Ma olin täpselt nagu niimoodi, et ma olin Hurgadas, ehk siis punane meri on ju, ja tuul. Ehk siis see tuul oli jama alguses, aga hiljem oli soe. Hiljem oli väga soe. Püramiididesse nägid ka ikka või? Ja tead, sellega oli ka error. Esimene kord, kui pidime minema, 1:30 lähed hotellist, on ju, 1:30 öösel. Täiega valmistusime ja 6 tundi sõitu. Kairosse vaata, no jah. Bussiga. Mõnus, soe. Nagu Tartu Kuressaare. Ühesõnaga, läksime ja siis jäime kuskil mingi enne mingit piiri seisma. See on mingi suvaline piiri, ma ei tea, mis seal oli, on ju. Ja seisime mingi 2 tundi seal. Ja siis öeldakse, et oi, vihma täiega sajab, me ei saa minna. Nagu 2 tundi otsustasite nüüd seda, et panete mingid piirid kinni või? Ja siis me läksime rampväsinuna sinna hotelli tagasi, siis me olime hommikul mingi välja. Aga jah, siis me mõtlesime alguses, et me teist korda ei ürita, kas me ikkagi mõtlesime, et kui me juba oleme siin 15 korda vist Egiptusse enam minna, nii et siis me ikkagi võtsime nagu otsus vastu. Ja see oli täiega väärt seda, nii et ma täiega soovitan. Oli suur Influence. Iso. Ei, tegelikult suht siuke nagu vist kõik ette kujutavad, aga nagu lahe oli ikka nagu oma silmaga näha. Ma ei tea, kas te olete näinud või? Olen. Oled või? Sulle meeldis või? Mulle tundusid nad alati nagu sellised nagu suuremad, kui nad tegelikult nagu on, aga samas ma ei pettunud nende nagu suuruses nagu grandioossuses. Et no vaata, sa nagu vaatad neid ajalooõpiku pilte kogu aeg, on ju, ja nad on nagu alati sisuliselt tehtud alt üles pilti, mis on nagu muud moodi ei saagi teha vist, on ju, ja siis nad ongi sellised nagu aga ei, väga cool oli. Ma mäletan ka, et ma olin väga-väga väike, ma mäletan ka, et me pidime mingisugune kell 2 või
3 öösel lihtsalt nagu alustama. See ongi kõik mingi magavad ja üritavad kuidagi olla. Nagu ma saan suht lihtsalt, ma saan nagu lennukis ka magada, vaata. Nagu mul on tõesti sabi, ma võtan need väikselt käkra ja nagu vahepeal mingi vahetan, vaata, kui mingi laps kõrval päris ei karju, vaata. Aga nagu näiteks... Ryanairi iste ei ole äkki, jah? Aga ei, ma ei tea. Ei, täiega vahva oli tegelikult. Siuke, jah. Palju see alkoholi veid? Ülivähe, seal oli nii rõve alkohol. Nagu mega rõve reaalselt. Mind ei hoiatatud ka. Teha nagu kokteile. Reaalselt see viin, džinn, rumm, kõik, mis sa ära nimetad kanged, kõigel on mingi sama rõve järelmaitse, siuke pahaks läinud valge šokolaad. Ja saad aru, ma küsisin nendelt vendadelt, et nagu, et okei, tehke mulle mingi normaalne mingi kokteil. Siis nad mingi, ma panen vodka spraidiga ja siirupit. Ma mingi, wow, what fancy. Ma oleks nagu butterflies. Aga siis ma nagu võtsin lonksu ja siis ma tundusin see tavaline siuke pirtsutav tibi. Ma olin mingi, ja siis põhimõtteliselt siis nad olid mingi, okei, ma teen midagi veel hullemat. Siis ta pani viina ka mingi 100 siirup. Ühesõnaga, see oli lihtsalt pani sidrunid ka veel? Ei, siirupeid. Siirupeid? Ja nagu magusad, mega magusad siirupid. Ühesõnaga, see oli ülirõve. Ainus, mis meid ära päästis, oli õlu ja siis viimastel õhtutel me mõtlesime viskit koolaga proovida, see oli ka enam-vähem nagu. Sisuliselt nad üritasid neid Vahemere kokteile teha vist nagu, mis on nagu magusad. Sisuliselt seal All-Innis oli lihtsalt ülihalb alkohol. Me käisime peol korra, linna peal, klubis laiamas ja seal oli hea alkohol. Ma jõin seda mohitat niimoodi nagu viimne päev oleks lihtsalt ma mingi... All-Linnad üritavad Tšiivilt läbi saada, vaata. Aga nagu, nad ei ole Euroopa ka, vaata. Neil ongi savi, vaata. Türgis oli niimoodi nagu hea oleks olnud, vaata. Aga võib-olla oligi hea puhata alkoholist. Üks nalja veel, ma olin kohalik jaoks Shakira. Aga neile meeldib blondid. Neile lähevad räigelt blondid peale. Nad olid igal sammul mingi, hello. Ma mõtlesin, et Helena läks karaokebaari, tegi kerge Hips Don't Lie. Kuule, vist on see real deal, vaata. Jaa, Shakira olin. Aga jah, meil on külalised ka täna ja külalisteks on Sandra ja Hans. Ma sain ka nimed teada. Vähemalt nagu praegu. Helena jõudmas võtteplatsile 2 minutit, 5 minutit hiljem lihtsalt. Katt. Jälle. Piiks. Ühesõnaga, nemad on elanud karavanis, elavad siia, ma võin öelda, et ehitate nüüd jälle oma karavani üles. Aga sisuliselt kõik on näinud kindlasti van life'i nii-öelda, et sa oled, sul on nagu see nii-öelda Haagis elamu ja siis sa lähed nagu reisid ja elad kuskil mujal. Meil ei ole Haagis. Issand, see on üldse. Sa üldse tead ka, kus ma olen. Sa oled ise maganud. No karavan ja värk. Ei, 2 varianti, kas sul on Haagis, mis käib auto taha või sul on nagu karavan, mis on auto ja Haagis kokku ehitatud, on ju? No okei, no ühesõnaga siis karavan ja vabandust, ma vabandan kõigi ees. Aga ühesõnaga jah, rääkige, tutvustage ennast lühidalt kuidagi, rääkige, kuidas see nagu, millest üldse see idee tuli, et te nagu kolite karavani sisse? No minu mäletamist mööda tuli see üldse niimoodi, et me alguses ei plaaninud üldse mingit van life'i mitte midagi teha. Me plaanisime lihtsalt minna nagu välismaale elama. Ja siis ma vaatasin neid... Aitäh, Hans. Hello. Igatahes. Vaatasime nagu kortereid. Ma olen alati tahtnud minna Hispaaniasse nagu just nagu huvi pärast. Ma ei tea, miks. Vaatasime kortereid, mingi... Kõik tundus nagu veits keeruline, kuidas sinna üldse mingi sisse regada ennast ja elanikuks bla. Ja siis me kohtasime mingid... Kas nad olid Hollandist pärit või? Jah, mingi 2 hollandast, kes reisisid karavaniga. Eestis nägime neid. Neil oli ise ehitatud see auto nii-öelda siis, tavaline kastiauto, pakiauto B-klassi. Nagu konverditud ise. Ja siis need olid ise sisse ehitanud, neil oli ahi seal sees. Ahi? Ülihaige. Neil ei olnud külmkappi jälle. Nagu telliskividest laotud, või? Ei, kamin, võtad küttepuud ka kaasa veel. Ja, full korsten lihtsalt bussi katusest välja. Väga praktiline. Kas sa siivri panid kinni ikka? No jaa, ikka puuküttega ahi oli. Oligi puuküttega või? Igast asju tehakse, see on haige. Aga nagu igatahes linnahalli katusel põhimõtteliselt kohtasime neid, neil oli ülinunnu kutsu, tahtsin paitada teda. Ja siis sellest me hakkasime rääkima nagu. Kas see on jälle see, et kõik läheb nagu minema peab? See oli mega haige. Ja siis igatahes, kutsusid meid veel mingi vänni, on ju, mingi pakkusid mingi jooki värkis, me rääkisime veits. Ja siis
see oli mingi 2 kuud hiljem vist. Jaanipäeval. Jaanipäeval. Peale jaanipäeval ja siis me sõitsime tagasi Tallinnasse, Saaremaalt. Igatahes sõitsime tagasi Tallinnasse ja siis ma lambist vaatasin Auto24 lehel mingi nagu karavane täiesti lambist, ma ei tea miks. Ma pole naimuga, siis ma ütlesin Hansole mingi, aga mis sa arvad, kui läheks karavaniga nagu reisi, ma ostaks karavani. Hans oli mingi, jaa, davai! See oli reaalselt mu elu kõige kiirem jaa, mis mul kunagi suust tulnud. Ta oli nagu nii kindel, ta mingi jaa. Mul käis nagu elu korra, mõtlesin läbi, et kuidas see nagu töötab ja siis ma olin nagu, jah, see on nagu see asi, mida ma olen tegelikult tahtnud teha. Aga jaa. Oota, kui vanad te siis olite? See oli aastal 2018 jaanipäev. Ehk siis, ma ei tea, vana, mis olin. 18. 20. 2018 jah, sest 19 alguses me sõitsime ära Eestist. Jah. Ehk siis täiesti lambist. Jaanipäeval vaatsime karavane ja 15 juuli ostsime karavani. See käis teil küll suht kiiresti. See oli esimene auto, mida me põhimõtteliselt, mis jäi silma, mis oli nagu eriline, teistsugune ja selle sama auto me... Aga te ostsite kohe nagu valmis produkti või ise ehitasite? Jaa, tal oli... Me ostsime nagu valmis karavani. Valmis, okei. Ja kes seda karavani näha tahab, siis @seikluse kütid Instagramis, muide mainin sellega lihtsalt ära. Kutid, sest hüüd. No kutid, jah. Sandra annab sükse kuti leveli välja küll. Adventure dudes. Thanks. Et jaa, aga... Juba vaatan Aga kas te räägite sellega ära, mis teie selle karavani nimi on või? Ja kuidas see tuli? Kuidas see tuli või? See lugu on tegelikult seotud Oskariga. Kuidas meie karavan nime sai. Mida kui lahe see on, vau. Jah. Jah, nice. Ei, tore, täiega tore, meeldib. Aga põhimõtteliselt me olime vist, ma ei tea, igatahes me olime kuskil koos selle, nii et karavani ka, sa vist tulid vaatama seda karavani äkki? Ja ma tulin, ma nägin seda küll päris alguses, jah. Jaa, see oli igatahes mingi üli alguses, sa nagu vaatasid seda karavani ja siis me midagi arutasime, et tegelikult vaata mingi autodele pannakse nime siia värki, on ju. Ja ma rääkisin seda, et nagu, et minul on olnud autod ja siis nendel on nimed alati olnud, vaata, mingisugused. Ja siis me vist oligi, vaata, oli see kleep seal, on ju. Jaa, seal oli... Liquid Molly kleeps, see on mingi õlikompanii firma või mõtleselt. Ja oli kirjutatud mingi Liquid Molly, no, aga ühe liiga, midagi sükest. Ja Oskar vaatas peale mingi Molly. Ma olin mingi... Ja see nimi fitib muurest nagu väga hästi sellele autole. Ta on siuke veits ekstra, vaata, siuke pirtsutab, ta tahab nagu hästi palju tähelepanu saada. Ongi siuke auto lihtsalt. Tahab tähelepanu, tahab raha nagu naine. Just nagu naine. Ta on selline, jah. Aga räägi siis sellest autost nagu lähed. Kuidas te üldse nagu... Mina, kui esimest korda seda autot nägin, ma mõtlesin, et no, issand, kuidas siin üldse elatakse. Sa ei olnud esimene. Ega viimane. Sest ma ju alguses olin ka, mõtlesin, kui ma kuulsin üldse teie plaanist, ma mõtlesin, no pöörased inimesed täiesti ka nagu päris... Üks asi on see, et kui sa kuskil hoovi peal on ja sa lähed mingi metsa... Nädalavahetuseks korraks. Aga see, et sa nagu actually kolid teise riiki ja sellest saab sinu nagu kodu, sinu maja. See, kus sul on nagu baas. Sa käid seal sööd, teed kõik asjad ära, ja siis mõtlesin, ma ei tea. See kõlab väga nagu siuksena. Aga jaa, te kolisitegi lõpuks Hispaaniasse. Kuidas siis nagu, sa mainisid enne, et nagu, et need paberitööd ja asjad on nagu kõik nagu väga nagu keerulised. Et kuidas sa sellega hakkama said ja kui kiiresti see sul aega võttis? Sa mõtled nüüd Hispaanias, et saaks... No üleüldse see kolimisprotsessi see on, sest et valmistasite autot ette kindlasti natukene on ja siis panite asjad kokku, läksite paberitööd ja kõik siuksed asjad. No, kui ma aus olen, siis me ei valmistanud väga mitte midagi ette. Me läksime Eestist üldse niimoodi ära, et enne Eesti piiri, põhimõtteliselt Pärnus kuskil, avastasime, et meie auto sööb räigelt õli. Me valasime iga 100 kildi tagant liitri õli peale. Me olime just mootori vahetanud ja me ei teadnud, et tal siuke viga küljes on. Aga meil oli jumala savi. Ma tahan Eestist ära minna, suva me kallame seda õli peal, see on vana auto on ja sööb ära lihtsalt vaat pole. Auto ei olnud tegelikult valmis siukseks reisiks. 16 000 kilomeetrit me sõitsime vist kokku lõpuks. Ja amordid olid täiesti läbi. Need ma vaatasin nüüd just ära. Õli sõi liiter 100 kilomeetri kohta, mis on nagu meeletu. See on väga kahju. Palju muidu sööb? Harige. No väga ei söögi. No väga otseselt see ei tohiks niimoodi teha. Tavaliselt vahetatakse õli võib-olla mingi korra aastas. Aga see ongi mingi vanad autod ja mingi värk. Mu sõbranna vana Audi, tal on ka sööb seda. Jaa, võib. Aga nii palju never. Võib-olla 1000 kilomeetri peal on ju. Aga see oli next level, me lihtsalt peatsime ja valasime jälle juurde ja igatahes me kuidagi jõudsime nagu kuskile Prantsusmaale välja, kuniks meil läks katki
mis mul kätki läks? Esimene asi oli refleks. Siis kõige lähem linn oli 7 kilomeetrit meist ja me ei saanud seda reffi kõigepealt ära sealt auto küljest. Ja poldid olid nagu nii kõvasti kinni pannud kuskil töökojas, et me ise ei saanud nagu lahti kangutada seda. Nagu, ma arvan, kokku olime seal mingi 40 tundi. Ma ei tea, igatahes päris palju. Igatahes meil see gaas sai otsa sellel ajal. Meil päikesepaneeli ei olnud tol hetkel, elektrit ei olnud siis enam. Ja siis oli nagu väga sketši üldse see asi. Mingid teised Volkari vennad võtsid peale meil joppas ja viisid lähimasse linna ja siis me käisime 4 erinevat auto reffi töökoda läbi, et saada seda reffi, mida meil vaja läheb. Aga sükest ei ole mitte kuskil, ta on süke X-size, vaata. Minu arust on just kas hästi populaarne size, et lihtsalt oli mingi välja müüdud või? Ei olnud selle nagu välja suurusele nagu ei ole nagu saada. Ta peab olema tugevdatud äärega. Jaa, see on suur auto. Tavaliselt pereautodel on ka juba see tugevdatud äärega nagu rehv. Ja siis me võtsime lõpuks number väiksema rehvi põhimõtteliselt. Aga velg oli nagu sama õnneks, vaata? Ja, velg on sama, aga lihtsalt rehv oli väiksem peal ja siis ühel pool oli väiksem rehv ja teised 3 olid teistsugused. Ja me sõitsime sellega päris peaaegu 1000 kilomeetrit vist. Midagi taolist. Aga ühesõnaga, kokkuvõtteks me ei jõudnud ise Hispaaniasse välja. Mingi 130 kilti enne Hispaaniat lihtsalt. Meil läksid mingi rattalaagrid katki, mingi sidur libis, ma ei lihtsalt mingi... Sidur hakkas juba Prantsusmaal libisema ja siis me sõitsime, me ei valinud neid kiireid teid, vaid me sõitsime mööda külateid. Sõitsimegi 50-ga reaalselt enamus Prantsusmaad läbi. Aga väga tore oli, sest sa näed nagu ümbrust, vaata, sa chillid, sa kruisid, vaata. Ja siis kuidagi tuttava kaudu igatahes lõpuks saime endal buksiiri ja me saaksime sinna linna, kus me algselt pidime siis elama hakkama, on ju. Eks siis Marbellas või? Ei, see oli täiesti põhjas, põhimõtteliselt piirist mingi, ma ei tea, 25 kilti. Algus mõtlesime, me peatume seal, me olime mingi 2 nädalat seal olnud, auto oli katki, vaata, ootsime Eestist juppe ja siis üks hetk saime aru, et selline ei ole väga meile, sest et seal on põhimõtteliselt mingi Prantsuse ja Saksa pensionärid ainult seal kandis. Ja see oli siuke linn, kus oli nagu hästi palju paate ja siuke... Nagu Amsterdam veits, nagu niimoodi tänavavahed olid ka nagu veed. Aga kus see otsus siis tuli just, et nagu kui see algne linn oli põhjaosas, siis Marbella on ju täitsa lõunas. Tutvused olid, mul sõbra vend omab firmad seal ja siis, et töökohta saada oli nagu lihtsam minna siis lõunasse. Okei. Ja soojem. Ei, soe oli seal tõesti, selles suhtes. Me olime kusjuures kõige soojema talve, mis oli nagu läbi aegade olnud, seal sadas vist. Terve selle aja jooksul vist 2 korda mu arust. 2 korda sadas vihma äkki. Jep. Ja mis see terve aeg on siis? Aasta. Me olime aasta aega, jah, täpselt. 1 päev enne aastat me jõudsime Eestisse tagasi. Mis see nagu terve aeg elasite seal Karavanis? Jah. Okei. Kus te riided pesite? Ja väljamaal on nagu hästi populaarne on need pesumajad. Eestis see ongi nagu mingi mündigaala või siis nagu lähed tanklasse, maksad ära ja siis saad mingi koini ja paned sisse ja pesed. Niimoodi. Aga pesupesemine oli kõige väiksem probleem. Ma mõtlesin just mingi, kus me peseme. Sest meil Karavanis meil ei olnud vetsu ja meil ei olnud dussi. Ja me lasime aasta aega niimoodi. Challenge lihtsalt. Aga sellepärast oli hea ka, et me kolisime lõunas, sest et lõunas oli nagu suht kogu aeg soe ja rannas olid need dušid. Nagu need, mis sul on tava rannadušid. Ja siis ma lihtsalt mingi, okei, veits läheb pimedamaks mingi, tavai läme pesema. Aga nagu mingi ujukatega või midagi, vaata niimoodi. Käisime pesemas. Ja siis kui Hans sai tööle, siis kui see talveperiood oli veits külmem oli, siis me saime Hansu töölaos pesta põhimõtteliselt, seal oli ka nagu duš. Väga hassel. Prussakaid oli hästi palju. American cockroachid, nad on nagu nii suured. Jep, ülitore. Nad liiguvad nagu telepordivad ringi. See on... Jumal tänatud, ma neid ei näinud. Sa ei näinud või? Ma ei näinud ühtegi. Laki, meil oli vahepeal vännis ka. Ma olen seal laos pestnud, aga selles suhtes... ma mõtlesin, nad olid, ma tulingi mingi pool aastat hiljem külla teile, on ju? Midagi sellist. Vänni külla. Me tulime märtsis ja mingi 8 kuud hiljem, jah? Midagi sellist. No mul oli lihtsalt see, et ma räägin temaga kogu aeg, ma küsin, kuidas tal läheb ja muretsen sõbra pärast, on ju, et no, et kas kõik on korras ja kas teil on nagu, you know.
ja siis ta kutsus külla, ma lõpuks jäin mõtlema selle peale, et mis see nädal või 2 või mis seal ikka nagu siis on, no eks ma siis olen seal, neil on lihtsalt täpselt nagu selle, vaata selle autol on nagu see kumerus seal selle juhi kabiini kohal on ja seal oli ka nagu voodi, on ju, siis ma mõtlesin, et okei, et ma nagu põrandal ei maga, on ju, toitu saab poest osta. 4 magamiskohta oli tegelikult paberite peal. Et nagu saab nagu süüa osta, kõik on korras, kõik on tore, ilm on soe, saab jälle reisile minna ja ma läksin ja see oli ikka päris see oli ka see, et kus ma sain aru, et vau, et tegelikult niimoodi on ka võimalik elada. Tegelikult ei ole üldse palju asju vaja tegelikult. Kui sa oleks nagu selle nagu kui sa nagu kolid vänni mingi paar kuud hiljem, sa tegelikult nagu saad aru, et sul ei lähe nagu nii palju seda asju vaja. Mul oli nii palju riideid, ma võtsin mingi 20% neist kaasa ja nendest 20% mingi, ma ei tea, 50% ma nagu ei kasutanudki tegelikult. Tahad enda käekottidest äkki rääkida? No. Ma nagu kunagi kandsin ülipalju käekotte ja siis ma võtsin nagu 5 tükki kaasa ja ma ei kasutanud neist mitte ühtegi. Ma kasutasin kogu aeg oma väikest seljakotti lihtsalt, sest et see oli mega mugav. Praktiline ja mugav. Seda oli palju mugavam kasutada, ja nagu ma läksin reisile ja mul oli ka Instagrami jälgija mingi, et võtta nagu paar pluusi, mingi püksid, soojemasid, no nice soovitus, vaata, nagu vähem paari pluusi juurde, paar pilti vaja selle outfitiga ja reaalselt samamoodi vaata 50% lihtsalt ei kasuta. Ja, on küll nii. Ma olen ka meeletusega pakki ja mulle meeldib, ma olen väga hea pakki ja ma suudan selles suhtes tavalise... Me teame et sulle meeldib asju pakida. Kes teab, see teab. Ma helistan Jumalalla kohe, see oli violation towards my person nagu. Ma pakin meeletult väikseks need riided ja siis ma nagu saan hästi palju mahutatud, aga iga kord on see, et kui lähed reisile, siis on see, et sa tagasi esiteks, sul ei mahu need asjad enam sinna sisse. Teiseks, järsku. Ma ei ole jõudnud 50% ennast ära kanda. See on, no millised probleemid, saime reisida normaalselt ja oh my god, riideid ega... Liiga palju riideid nagu. Aga eriti kui sa mingi Türki reisid, siis sa peaks nagu reaalselt bluusiga minema, sest sa saad sealt räigelt riideid osta. Meil oli ka, kui me perega oleme läinud, siis meil on põhimõtteliselt nagu tühja kohvriga läinud. Et see ongi, sul on ainult need riided, mida sa nagu kannad praegult ja siis seal on põhimõtteliselt särka mingi euro vähem isegi. Ma käisin kahe härraga Egiptuses ja kuidas need vennad seal shoppasid. Ma olin seal lihtsalt mingi ma ei viitsi enam nagu ostsid oma neid fake Nike'ga. Hullult kauplesid ka, aga suht kitsid kauplejad olid egiptlased. Nad olid küll siuksed, et ei, ma jään miinusesse, ma ei saa anda odavamat. Ja viimane päev oli niimoodi, et kutt ostis nagu dressikomplekti. Nagu dressikas ja püksid on ju ja ta küsis 1400 kohalikku. Põhimõtteliselt kurs on niimoodi, et 100 kohalikku on 5,27 või midagi siukest. Ja põhimõtteliselt lõpuks oli niimoodi, et kutt siis, tal oli 400 kohalikku, ehk siis mingi 20-25 eurot on ju, siis nagu see on ainus, mis mul on, et nagu võta või jäta, siis ta oli mingi, et ei, et ma ei anna elus nii odavalt, vaata. No alguses oligi, no ühesõnaga, ja siis hakkas ära minema poest ja siis ta võttis nagu tugevalt käest kinni ja siis, no ma olin ära, vaata, aga nagu sõber oli veel seal, siis ta oli mingi, et vaata sõbrale, et palju sul on ja siis ta tegi rahakotti lahti, oli 10 kohalikus, 20 senti, vaata. Siis ta oli mingi, et okei, mingi anna see raha ja võta see kott ja mine, vaata. Haige teemana. No ma mäletan turul kõndimist oli räädud see, et kõik kisuvad ja tulevad tee peale ette. Tegelikult selle 400-ga sai ka kasumid. Muidugi saab kindlalt, kui see Nike märk on viltu asi see reaalselt on nagu aga jaa, nagu naistel on suht halb valik, aga meestel oli suht nagu okei. No mingid Hilfigeri bluusid, normaalsed mingid polod ja asjad, normaalselt nad välja. No naiste asja, ei tea, ma proovisin neid ja vaata need vennad on ka väga hea välja, see on täielik sitt, sorry. Moosivad nii, et vähe pole. Aga Sandra, sinul on ka tegelikult selles suhtes kauplemises nagu nii-öelda töökogemus nagu Hispaanias. Kuidas sa selle töökoha said? Ja Marbella on ju üldtuntud kui nagu rikkurite nii-öelda siuke kuurortlinn, on ju. Et kuidas sul oli tööd teha hispaania keelt, mida sa mingil määral pigem ei oska, sain midagi aru. Aga põhimõtteliselt see töökoht oli niimoodi, Hispaanias on üldse mega raske tööd leida, kui sa ei oska hispaania keelt. Nagu, nad on kohe lihtsalt mingi nope, nagu ma isegi ei hakka, vaata.
aga kuna me olime Marbellas, kus on hästi palju igast mingi nagu UK turiste, pluss siis veel mingid rikkamad turistid, kes tulevad näiteks mingi Saudi Araabiast või kuskilt siuksest kohast, on ju, siis ma mõtlesin, et ma lähen sellisesse kohta, nagu oli Puerto Banus, on nagu siuke rikkurite sadam, seal on igast mingi jahid, mingi luksautod, mida iganes, on ju. Euroopa kõige kallim sadam on see. Ja te elasite seal lähedal ka, on ju, see oligi nagu see, kus... Jaa, ma sõitsin tööle rattaga mingi 3,5 kilti äkki. Rattaga ostsid ratta sealt? Jaa. Siukse pisikse ratta mingi, vaata, mis on väikeste ratastega on siuke. Tricycle. 3-rattaline. Ei, lihtsalt nagu 2 rattaga, aga need on rattad olid nii väiksed nagu. Suht raske oli sõita nendega ühesõnaga. Ta oli jah suke väike mingisugune ja nagu raam oli tavalise ratta suurune ja siis sadul oli mingi väga kõrge. Aga see oli lihtsalt odav. Mingi second hand, ma olin mingi mul suva, mul vaja tööle minna, vaata. Igatahes siis käisin seal sadamas ringi, ma algus jagasin lihtsalt CV-si välja nagu. Et igale poole läksin, andsin, mingi rääkisin veits. Mitte ükski koht ei vastanud, mitte kunagi mulle. Lihtsalt ei koti, nagu see siuke koht, kus ma arvasin, et nagu päriselt võib saada. Sest see on lihtsalt megaturiste, vaata. Lõpuks mingi suukas vend hakkas mind follow oma Instas, siis kirjutas mulle, ta mingi, jaa, ma elan ka siin San Pedros, vaata mingi. Ja siis ma küsisin talt, et kuidas nagu üks välismaalane saaks tööd siin. Siis ta oli mingi, no tegelikult on suht raske, aga nagu on üks mingi äpp, mingi, ma arvan, et selle nimi oli Job Today, midagi siukest. Ja sealt äppis ma lihtsalt panin enda asukoha sisse, kuigi hispaanlased väga ei taha kasutada igast mingi äpp asju, neil on nagu paber on ülihea, vaata. Igatahes sealt leidsin mingi töökoha, mis oli siis Lux Cosmetica, nagu siuke kompani, mingi naturaalne, orgaaniline särki, on ju, või mingi suva kandideerin, hui saan, on ju, võib ropendada ikka või? Jaa, võib, meil on explicit sisuga. Igatahes ma sinna küll ei saa, on ju. Panin mingi, jaa, mul on experience'i veits mingi salesis, on ju, no tegelikult see ei ole üldse selline sale. Ja siis on mingi, jaa, davai, tule intervju, ma mingi, okei, davai. Ja siis terve mu nagu see, mis see eesti keeles on, kollektiiv, kes seal oli, ainult üks hispaanlane oli, kõik olid mingi Iisraelist, Bulgaariast, mingi nagu mega haiged müügivennad lihtsalt, nagu Iisraelis on mingid juudid asjad, nad reaalselt, nad müüsid retsilt nagu, siis ma olin seal mingi, okei, see on mingi proovipäeval, ma olin mingi, okei, väga tore, ja proovipäeval mul joppas räigelt, ma aitasin neil tuua mingi kliendi sisse, kes ostis sitaks, ja siis see boss oli mingi, see on hea sa oskad. See oli ju mega joppamine, aga lõpuks ma olin seal tööl ja ma olin mingi 3 kuud, sest tegelikult lõpuks nad said aru, et mul ei ole nii head seilid kui teiste. No ütleme nii, et kui ma müüsin mingi, ma ei tea, 500 eest kuus ja teised müüsid mingi 20 tonni eest või midagi sellist. Et nagu jah, tooted olid kallid, mingi näokreem on mingi 2 sotti ja noh, niimoodi on jah. Siis nad olid mingi, et nagu ma kõigile meeldisin räigelt, siis nad olid, noh, algus ma olid salesid veits kõrgemad, aga siis lõpuks oligi mingi 500, 2000, siis nad olid mingi... Kas see oli päevas või kuu peale? Kuu. Ja siis nad olidki mingi, ma nagu ei saa sind hoida, kuigi me teiega tahaks, aga see ei ole lihtsalt meile kasulik, vaata. Ma mingi, okei. Arusaadav. Was cool. Aga ei, hästi äge kogemus oli tegelikult nagu siukses multikultuurses kohas töötada, sest sa nägid, nagu kuidagi mul oli nii palju õppida neilt, nad olid mingi räigelt rääkisid, kuidas saab nagu müüki teha mingi, meil oli selline müük, et sa oled seal ukse peal sadamas ja ootavad inimesed, mingi põhimõtteliselt sa skännid mingi, okei, tal on Gucci-kott käes, tal on mingi see, tal on see ja sa skännid lihtsalt, kas ta on sinu potentsiaalne klient või ei ole. Vaata nagu need Egiptimaa, need vaata kauplejad ka, nad vaatavad sind, mõtlevad Ei, seal Egiptuses see vaat, kui nad vaatavad, et sa oled valge nahaga, siis on kohe, et sa oled uus, sa ei tea midagi. Ja kui sa oled veist nagu juba jumet saanud, siis nad võtavad vähe teistmoodi. Ja see on reaalselt. Ja päris ka. Tais on ka niimoodi. Et kui sa oled täiesti lumivalge, lähed sinna, siis nad teavad, et sinu käest saab normaalselt küsida. Sest sa pole kõikides poodides nagu käinud ja sa ei tea, mis nagu saab. Ei, no aga make sense on ju. No muidugi, ilmselgelt sa küsid rohkem, kui sa saad rohkem küsida. Aga sul rohkem töökohtasid ei olnud siis Hispaanias, jah? Ei olnud, aga ma võin selle story ka rääkida näiteks, kuidas need tööasjad tegelikult, ma ei oleks üldse tohtinud tööle saada, sest et Hispaanias lihtsalt on siuke, nagu sa pead minema kuskile, sa pead registreerima ennast ära, saad sellise asja nagu NIE number, mis on nagu välismaalase mingi ID-kood nii-öelda, on ju. Ja siis on teine asi, mis on social security, mis on meil nagu mingi haigekassa umbes, on ju.
siis me tegime Eestis mingi algse NIE numbri ära, aga selle peab registreerima ümber Hispaanias, nagu kui sa tahad Hispaanias töötada, vaata. Et selle registreerima ümber pead registreerima enda social security. Põhimõtteliselt me ei registreerinud seda uut NIE-t seal ja me läksime otse sinna social security'sse, sest nad vaatasid meie asjad ja me saime selle nagu security numbri. Aga see on vaja lõpuni registreerida, aga sinna on vaja panna põhimõtteliselt enda elukoht. Me panime mingi suvalise Airbnb lihtsalt mingi täiesti ükskõik. Aga me ei registreerinud mitte midagi lõpuni. Ja nagu need ei oleks tegelikult legaalsed asjad. Mind võeti tööle, mul oli mingi räme kõrvavalu, ma sain mingi mereveest mingi asja endale, vaata on ja. Läksin arsti juurde, ma sain tasuta arstiabi. Kuigi mul ei olnud see regatud lõpuni. Nad olid mingi, panid sisse mingi, tavai, ma mingi, okei, tšau. Nii et nad on tegelikult nagu hästi, kui Eesti on siuke e-riik, vaata, kõik on kohe näha, kas sul on olemas või ei ole, seal nad ei tea mitte midagi. Kõik on paberi peal. Jaa, sul on paber, nad on mingi, okei, tavai, mingi, see vist sobib. Pidime linnahalli minema, et seda social security't saada, aga siis nad tahtsid paberi peal saada kõiki mingeid asju, siis me pidime passist koopiat paberi peal. Jaa, ja siis me pidime printimismajja minema, et sealt need paberid saada lihtsalt mingi räige kamma ja igatahes. Nagu kõik on paberil. Jep. Väga õige. Ma arvan, et Eesti on suht vähestest riikides, kus on nagu see nii digitaalne, siis see on nii palju lihtsam. Aga samas ongi see, kui näiteks selline olukord on, siis ma oleks kohe mingi head aega riigist välja. Enam-vähem. See oli kasulik pigem. Jah, meil oli ülihea. Teil oli väga hea. Hans töötas terve aja seal, põhimõtteliselt mingi, sa töötasid mingi 10 kuud või 9 kuud või midagi. Jaa, midagi üks. Jälle mees. Ma olin lihtsalt mingi, saan päevitada, sõid rattaga. Juures oli küll ja täiega siuke vibe lõpuks, seepärast, et see, kui mina sinna jõudsin, siis sa ei töötanud seal enam selles kohas, on ju, ja siis Hans käis oma ehitusmehe tööd tegemas. Siis me käisime Oskariga joomas. Tal oli isegi tööauto ja värki. Mingi pirukas. Jaa. Aga auto on auto, mis seal ikka. Sõidab. Tal oli täpselt see sama pirukas, vaata, Mersu teeb ka neid mingisuguseid hästi väikseid, vaata, need mingisugused bussid, on ju. Kanguu. No mingi kanguu suurused, vaata, ja siuksed on, ja siis ma mõtlesin, et tahaks see Mersu, siis saaks see Mersu, millega naisi lantima minna, vaata. Eriti veel, kui su nagu see karavan on Mersu peale ehitatud, sa saad minna öelda, ma sõidan Mersuga ja mul on oma maja. Ja siis on korras. Double check, eks ju. Näitad Mersu võtmeid ka. Ja just, ma nagu näen. Tirilill, tahad, ma ostan jooki sulle. Meil oli oma auto ja oma maja ühes. Jah, ja seda ühes ei pea mainima, vaata. Jaa, meil on auto, meil on maja. Ja siis kui tööauto tuli, siis meil on 2 autot ja maja ja... Teil oli 2 korrust ka veel, vaata majale. 3 korrust. 3 korrust. See on alumine, siis on see diivani voodi osa natuke üleval ja siis on täitsa. No, 3 korrust, jõhker, jah. Meil oli hea siuke köök, siis oli magamistuba, master bedroom ja siis samast oli ka söögiruum. Käis jah nagu kokku niimoodi. Jah, see 3. korrus oli siis seal teine külaliste tuba meil. Guest bedroom. Aga te peate nagu selles suhtes asju nagu miinimumi peal hoidma, et võimalikult vähe, on ju. Kuidas sul võimalikult vähesega selles imetillukeses köögis süüa teha on? Kusjuures ses suhtes ei olnud raske, sest mul oli ikkagi 2 sellist, seda auku vaata, kus tuli tuleb välja, on ju, kus saad küpsetada peale, siis ma sain sama, ma ei tea, ketta makarone, praad, jakkliha, on ju, mida iganes. Ja asi, millest ma tegelikult tundsin puudust, oli see nagu see pind, kus ma saaks lõigata asju. Ja õnneks meil oli niimoodi, et oli see nagu kööginurk ja siis siin kõrval oli selline pind, lihtsalt mingi suvene pind. Siis ma vahest kasutasin lihtsalt seda kappi pealselt, et nagu lõigata asju. Et see on nagu asi, mis me ilmselt tahame nüüd juurde ehitada, et vaata, kui on see uks seal, siis selle ukse ette käiks ka nagu klapiga niimoodi. Et ta nagu tuleb see... Jaa, et mul on selline suur nagu pind, kus lõigata. Et see oli hea veits. Aga muidu üldiselt ei olnud üldse väga raske elada väikses kohas. Ainuke asi, kus sa lähed nagu üksteise peale närvi, siis nagu üks läheb mingi, istub sinna ette ja teine lihtsalt on taga, aga... See vist juhtus mingi 1 või 2 korda. Ma läksin külaliste tuppa magama. Mees saadeti diivani peale lihtsalt ära. Sa võid õue ka minna, oli soe, et tripid ringi veits. Absoluutselt. Ma ükskord jäin magama sinna kuradi selle kämpertooli peale. Päris mõnus oli. On ju? Aga minu arust üks luksus on teil veel see ka, et sa saad nagu pakkida. Sa saad sisuliselt võtta oma maja ja minna ükskõik kuhu vaata, on ju. Aga mis on need nagu meeldejäävamad kohad Hispaanias, nagu need, eriti ma ei tea, kui palju te sealt Marbellast siis muidugi välja sõitsite, päris palju vist on ju. No ütleme nii, et kuna Hans töötas
suht palju, siis me saime nagu nädalavahetustel rohkem käia ja vahepeal siis, kui meil tulid külalised, võtsime ka vabaks ja läksime. Et muidu Marbella läheduses, ma mõtlen, mis sul tuleb meelde? Kumavallikad. Jaa, seal me käisime Oskariga koos esimest korda. Ja seal tegid minust selle OnlyFansi contenti väärilise pildi. See, kus sa paljad see seda. Aga nii kõva koht lihtsalt, seda soovitas meile mingi juhuslik, mingi suvaline hispaanlane. Me läksime mingi suvalise grupi juurde üks kord lihtsalt. Me kuulasid DMB-d, mis meile nagu meeldib. Läksime nende juurde ja üritasime mingit juttu teha. Keegi väga Hispaanias inglise keelt ei räägi. Natukene purssisid midagi. Aga siis ta soovitas seda kohta. Ja lambist lihtsalt mingi märksime kaardil ära, seda kohta nagu otseselt kirjas murust ei olnudki. Mingi panime lihtsalt kaardi peale, näitas mingi see on siin. Ja siis me sõitsime sinna, ma mäletan, eestad korda läksime Oskariga, on ja? Jep, läksime ja. No jah. Ja siis sõidame sinna, järsku mingi vaatame, teed põhimõtteliselt ei ole. See on lihtsalt mingi muda auk, seal on rööpad, siuksed suured rööpad. Oliivipõldude vahel oli see. Jah, siis ma olin mingi... huvitav, meil on siuke karavan, on ju. Ja lebo! Taas põhja. See oleks 4x4 autoga oleks pidanud minema tegelikult. Aga samas me vaatasime seal, et mingid Passatid, mingid väiksed autod ka nagu täiesti savilt olid läbi läinud. Ei no Hans on selles suhtes nagu sihikindel mees, et kui tal kuskil selle karavaniga kuskil künka otsa saada on vaja, siis ta sellega saab. See oli mingisugune, kas me jõudsimegi mingi pimedas õhtul, on ju, ja siis me Sandraga seisame seal väljas niimoodi vaatame, kuidas nagu alguses ta ei läinud üles. Tagurdas tagasi sellega ja siis ja kaalu vähemaks, sest tulime maha, enne. Ja siis ta tuleb sealt põllu pealt täis kiiruse mäge üles, maja rapub täiega. Kõik sahtid lendavad igal pool. Nüüd läheb see auto küll pooleks ja 4 tükiks lihtsalt ja siis ta lõpuks sai. Aga mäletad, mis nad seal selles üks paar tegi basseinis siivutusi? Seal reaalselt inimestel jumal savi, nad lähevadki paljalt sinna nagu kummavallikasse, aga see oli ja täitsa nagu looduses, nagu täiesti, seal ei olnud nagu mingeid piirdeid ega midagi. Sellest ei pidanud maksma. Jah. Nüüd see on kinni juba, ma kuulsin. Jah, vist mingi koroona pärast pandi ala mingi piirded ette, et ei tohi, midagi sellist. See on mingi hipsterite kant põhimõtteliselt, inimesed käivad paljalt ringi, kui nad tahavad seal. Mõnus. Mingid vennad olid reaalselt, neil oli, sa nägid, et see telk oli olnud seal vähemalt 6 aega. Nagu elasid lihtsalt seal. Et see oli nagu suht naljakas ja. Aga ülimõnus oli see, et sa tulid detsembrikuus, on ju? Ma arvast, igatahes, Hispaania mõttes see on nagu ka talv, on ju, et sul on öösel ikkagi mingi 5 kraadi. Mina tulemas bussist välja võtmas, pikad püksid ära, sellepärast, et siin on nii palav. Aga seal nagu sisemaa pool oli tegelikult öösel oli miinust ka. Jaa, seda ma mäletan ka. Ja siis oli ülihea minna, sa lähed sinna kumevallikasse, siis su peal on nagu natuke jahes. Mingi, aga siin on soe. Tõnni saunas enam vähemalt. Jaa, mega mõnus lihtsalt. Hästi mõnus. Aga veel mingeid kohti, sinine Smurfi küla näiteks. Jaa. Seal me käisime vist ainult 1 korra koos sinuga, on jah? Seal oli jah, selline nagu küla, hästi äge tee viis sinna siuke kalju serva pealt ja siis järsku üks hetk vaatasid, et nagu kõik majad on sinised. Nagu ühte värvi siniseks värvitud lihtsalt. Ja siis keset seda linnakest või külakest oli siuke suur Smurfi kuju. Ma mäletan, ma tegin pilti ka selle juures. Et see oli nagu suht äge. Siis oli üks linn veel... Ka sinuga koos käisime. Me käisimegi ainult Oskariga. Nüüd olite ühe koha peal ja... Oli Ronda linn oli. Vaata, see oli põhimõtteliselt linn on niimoodi kalju serva peal, et sa saad sõita nagu alla ja vaadata seda linna. Seal on selline suur sild ja mingi nagu mega uhke. Üks multifilm oli selle järgi Inspired. Ferdinand, see on see, kus härjad on. Ma ei tea, kas te olete näinud. Ma räägin multika fänn, no offense. Mul kõik multikad ära vaadatud. Aga jah, siuke, nagu see on siuke õige Hispaania linn muarust, siuke autentne. Ja seal vist on see härjavõitlus ka. Jaa, seal on üks vanemaid Hispaania härjavõitlus. Me sattusime kus juures härjavõitlusele puht juhuslikult. Jep. Ja, sest meil auto läks mäkke sõites katki, me tahtsime jälle sinna, meil olid teised sõbrad. Sina tahtsid? Mina tahtsin, jah. Aga meil olid sõbrad küllas, tahtsime jälle sinna kumavallikate juurde minna, aga poolel teel siis auto hüppas üles ja põhimõtteliselt me pidime tagasi Malaga kanti tulema.
see ei olnud peale seda, see oli meie kõige esimene reis üldse, mis ma olin mingi sõbrad tulid Essat korda külla, mingi lähme täiega igale poole ja siis Essal õhtul mingi, see oli teisel õhtul mingi sõidame, järsku, ma olin mingi tagaistmel, mitte sittagi ei saanud aru, onju, järsku mingi, vaatan, Hans mingi vajutab seal, onju, mingi, mis värk on nagu, mis toimub? Auto ei liigu edasi, mida? Põhimõtteliselt mootor lendas laiali. Nagu lendas lihtsalt laiali nagu terve uus mootori vahetus oli vaja teha lihtsalt. Ja siis me põhimõtteliselt transportisimegi selle karavani Malagasse, me olime enne kohtunud ühe vennaga, kellel on nagu 13 samasugust autot põhimõtteliselt. 13 nagu 1-3 nagu 1-3. Ta oli see Guru, vaata, ta oli see vend, kes teab nagu nendest autodest. Iga Bolti ja mutirit, vaata. Okay. Ja siis viisime tema juurde, sest ta ütles, et okei, et ta paneb meile põhimõtteliselt uue mootori. Ehk siis long story short, me olime ka 2 nädalat kodutud. Aga meid võttis enda tiiva alla üks meie tuttav seal, kes... Keda me olime tundnud, või keda me olime näinud 1 korra vist, 2 korda. Jep. Aga ta tuli nagu nii palju tuli vastu meile, ta tuli... Ta ise elas Haagises muidu. Teil midagi halvasti ka läks, ta nagu kogu aeg vedas, kogu aeg nagu, ta kirjutas Instagrami, pakkus töö, see. Aga põhimõtteliselt oligi see, et autol läks midagi perse ja siis teine asi vedas. Vaata, et meil läks kogu aeg nagu autol midagi katki, ja siis teised asjad jälle tulid nagu hea järgi. Justkui nagu tasakaalus kõik oli. Jah, põhimõtteliselt. Ainult lihtsalt jube palju raha läks. No, viimane piisk oli... Või su mehel läks palju raha? Ma ei teagi. Pigem vist seal olles küll. Pidime veits vanematelt laenu küsima ja siis nagu töötasin tagasi, maksin tagasi neile, aga terve see mootor läks ikka paar tuhat maksma meil see vahetus. Aga palju sa nagu raha said seal nagu palganum? Ma sain suht Hispaania miinimumi, see oli 1100 vist. Ja Hispaanias on see... Kätte oli 1100, nagu tegelikult normaalne. Kas teil Kairo või nagu Egiptusega palkadest on mingeid aimdusi või? Ei, ma pakun mingi 2 sotti kuus. Põhimõtteliselt. Arstid teenivad $300. Hispaanias oli see hea, et seal on palgad nagu tasakaalustatud. Nagu Eestis on see, et üks saab 7 sotti kuus, teine saab 7 tonni, aga seal on nagu, neil on rohkem balanssis, et nagu miinimum on küll 1000 midagi, aga ma arvan, et need riigiametnikud teenivad ka mingi 4000, neil on nagu rohkem nagu balansis, et nagu inimesed saavad võrdsemalt raha, mitte nagu siin. Mingi, ongi, töötad poes, saad mingi 500 € äkki, ma ei tea tegelikult. Sisuliselt küll, jah. Ja siis president saab mingi 6 tonni. No nüüd vist on juba mingisugune 800 midagi seal. Something. Ta läheb üles, aga võiks rohkem minna. Eks hinnad lähevad ka üles. Kõik läheb üles. Hinnad lähevad liiga ruttu. Aga teil oli see luksus, et minna siis, kui ei olnud meil seda suurt globaalset pandeemiat, on ju. Keegi ei teadnud mitte muhvigi sellest, aga see tagasitee. Esiteks oli see, et mingi hetk siis nüüd otsustasite, on ju, et tulete tagasi Eestisse, on ju. Jaa, aga see polnud üldse koroona pärast. Me lihtsalt mõtlesime, et nagu võiks tulla tagasi. Et siis oli nagu see, et me oleme olnud siin ära juba selle aja, võiks nagu koju minna ja siis midagi muud. Aga tahate veel tagasi minna? Mitte Hispaaniasse. Põhimõtteliselt see tagasireis oligi nagu selle pärast, me mõtlesime, et tahaks mingit uut projekti teha, et see karavan oli juba nii vana, et nagu kõik seinad olid mäda, mõtlesime, et okei, me lähme Eestisse, lammutame kõik karavani maha ja ehitame ise uuesti üles. Põhimõtteliselt. Algas sellest. Siis me mingi, hakka minema, on ju, trippisime, siis meil oli nagu see eesmärk, me läksime sellel ajal, kui Belgias oli festival, kuhu me tahtsime minna. Ja siis me põhimõtteliselt sõitsimegi natuke kiiremini, kui ma oleks tahtnud, on ju, et jõuda festarile, jõuame kohale, mu vend tuleb mingi lennukiga ja siis sama mingi 2 tundi hiljem vist tuleb teada mingi, et koroona pärast mingi kõik jääb ära, kõik läheb kinni, ma ei mingi... Mida? Me olime kohal seal. Me olime kohal. Oh my god, kurb. Seisad seal värava taga. Täiesti haige. Tegelikult see üldse see teekond ja üldse see, et kuidas nagu riigitel nina eest kinni pandi, see oli ka nagu väga süke. See oli haige. See oli peale seda, kui me saime teada, vaata, et Rampage jääb ära. Siis oligi mingi, jääb ära mingi, no suva lähme siis varem Amsterdami, vaata Oskar oli ka Amsterdamis samal ajal. Mingi davai, tripime ringi, on ja oleme esimest päeva rahulikult kuskil... Ma ei mäleta, kus me olime, mingi coffee shopis, tegime jointi ja mida iganes, on ju. Ja siis järsku tuleb mingi teade. Kell 6 läheb kõik lockdowni, terve linn, kõik kohad pannakse kinni, ainult toidupoed vist jäid lahti või midagi. No, toidupoed. Järsku sa saad aru, nagu, et see on nagu päris, et nagu mingi lambist maailm läheb lukku, lihtsalt ma mingi, me peaks vist Eestisse ruttu minema, vaata. Poola oli juba siis kinni pannud enda piirid. Me juba pidime mõtlema, kuidas läbi me lähme, kas Valgevene
tundub kahtlane, eks ju. Ja siis teine variant oli Rootsi, mille me valisime ka. Jah, aga see seiklus oli selline, et hakkame sõitma Rootsi poole siis, et okei, lähme sealt läbi, kuna pool on kinni. Siis me andsime ennast nagu välisministeeriumile teada, et nagu me oleme ka praegu kuskil Euroopas, on ja siis nad umbes helistasid meile mingi, et me teeme muidu sellise asja, et Poolast saab siis läbi sõita, et nad koguvad eskordiga nagu, et koguvad inimesed kokku, kes on kuskil piiri taga kinni, kõik saavad läbi tulla. Mingi, okei, läbi siis Poola poole. Sõidame Poola poole ja siis järsku mingi Eesti ei saanud läbireikimisi peetud mingi ja me olime 2 tundi lihtsalt vales suunas sõitnud ja siis me hakkasime uuesti sõitma sinna Saksamaa üles, et saada Rootsi. Saime kõik ära pukitud isegi. Siis ma mäletan, et meil läks enne praami, nagu öösel olime seal, praam läks hommikul mingi kell 7 something on ju. Öösel olime seal ja siis me sõitsime praami poole, meil läks 70 kilti enne sadamat, läks gaasitross või see, mis mootorile nii-öelda annab seda ühesõnaga, et sa saad gaasi vajutada. See pedaal kukkus lihtsalt alla ja siis me olime nagu okei, me jääme vist Saksamaale koroona lõksu lihtsalt. Aga meid päästis lihtsalt tükike traati ja Ahan, sa tead autodest siis nagu päris palju? Tegelikult ma ei tea midagi. Ma lihtsalt YouTube ja tänapäeval on see lihtne. Reaalselt, nagu see hetk ma võin mingi, okei, meil on kõik pekkis. Siis Hans järsku vaatab seal mingi okei, siit käib see on ju, mul on mingi traadijupp, paneb sinna, hakkas tööle, ma olen mingi, wow! MacGyver. Kuidas see võimalik on, nagu kuidas sa praegu tegid seda, nagu ma olin nii amazed. Seda me videos just näitame ka, kuidas me seda see oli, ma olin täiesti mõtloon. YouTube'i kanalil siis see on ka seikluse kütid, on ju? Jah, see on üüga, sest seal saab üüd panna. Jah, YouTube ei diskrimineeri. See, see on see, kus enamus inimesi, mina vaataks selle peale ja ütleks, mis siin ümber on mets või? No ma jäängi siia elama, eks ma pean siis hakkama nagu õppima, kuidas pulgaga tuld teha ja ma ei tea, teen sellest kuidagi kõrrest vibu endale ja püüan nagu loomi. See oli veel nagu Saksa kiirteel, vaata, täiesti kottpime, seal üldse autosid ei sõitnud, aga meil niimoodi vedas, et 100 meetrit oli parkla. Auto nagu iseenesest välja ei lülitanud, mootor käis, aga siis libistad sidurit natuke auto. Siis vaikselt. Siis ma sõitsime sinna parklasse välja, niimoodi joppas tegelikult. Kui ma oleks seal tee peal kuskil olnud ja mendid oleks tulnud, siis oleks päris kõva trahv seal olnud. Ja seal on räige trahv, jah. Ühesõnaga päris haigla sihtlus oli. Siis me lõpuks siis saime Rootsi ja sõidame siis nagu sealt Rootsi alt Stockholmi. Ja siis mul tuleb mingi see teade, et meie bukitud laevale mingi teie reisis on mingi muudatus, ma mingi ei tühistatud ära, palun. Siis ma lihtsalt loen seda ja see kõlab täpselt algus nagu, et tühistati ära ja siis lõpus oli kirja, et see on viimane reis, mis läheb nagu Rootsist Soome. Ma olin lihtsalt mingi thank you Jesus, me saame Soome. No Kapelsker Paldiski oleks ka võib-olla variant olnud, aga see oli 200 eurot oli nagu kallim. Mõtlesime, et lähme Stockholm, Helsingi, Tallinn. Et see tuli meil odavam ja oli vist 300 euri kokku ja siis teine oleks, et otse oleks 5 sotti olnud. Mingi, ei. Aga õnneks meil joppas saime Soome ja Soomes saime juba väga kiiresti Eestisse, et see, meil läks nagu laki peale, ma mõtlesin, et kui me nüüd jääme kuskil, siis ma ei viitsi. Tegelikult ühe päeva oleks hiljaks jäänud, siis me oleks vähe palju keerulisem olnud. Aga te lammutasite ära Molli nüüd? Eelmise aasta suvel. Molli ta on nüüd palju peenem. Mis kaugel see uue karavani ehitamine on? No selles suhtes uus Molli ehitatakse vana Molli peale, on ju? Auto on alles, lihtsalt maja on ära lammutatud, tuleb uus, on ju? Kaugel see on ja mis plaan sellel on? Nagu selles suhtes, mis te sinna teha tahate ja nii edasi? Põhimõtteliselt kuju tuleb enam-vähem sama, et ta hakkab välja nägema suht sarnane, on ju? Aga põhimõtteliselt, mis me tegime keretööd nagu kõik ära, kõik, kus oli rooste, see on nagu 30 aastat vana auto, vaata. Eks me lasime kõik roosted, kõik ära eemaldada, uus värv maksis 4,5 tonni. Aga kas odavam ei ole nagu uus auto osta või ei ole? Seda on nii palju küsitud, aga see on nagu, see on kuidagi see thing, et sa tahad seda teha. Retroauto ka, ta hinnad tõusevad, ma olen nagu viimase aastaga näinud, kuidas
nagu ta on vist 3-kordistunud või isegi 4-kordistunud. Need autod ja praegu maksavad mingi osad maksavad 40 tonni. Me ostsime auto alguselt üldse 3,5 tonniga, nii et aga no ütleme, aga praegu see ei saa kuskilt nagu seal auto 24 marketis ei leia nii odavalt ühtegi sükest madinat. Ja noh, ta oli suht logu ka, aga nagu arvestas, kui palju raha me oleme juba sisse pannud, ma arvan, et ta maksab praegu meie jaoks mingi 15-20 tonni äkki. Sinna alla pannud juba, jah. No see on jälle käest oma kodu, on ju. Aga jah, muidu on nii kaugel, et me praegu teeme põrandat. Veits raske on teha praegu, sest et külmad ilmad on ja me saaskad äkki rohkem rääkida sellest ehituse poolest, et miks me ei saa nagu külmaga teha. Me tahame plastikut kasutada seekord hästi palju. Ennem ta oli põhimõtteliselt puitraami peal, aga kui vesi saab ligi puidule, siis ta hakkab mädanema. Aga kui ma nüüd kõik selle asja niimoodi plastikust teen, et põhimõtteliselt keeran tagurpidi vee peale, siis ta peaks nagu paat olema. Et ta peaks nii veekindel olema. See on mu eesmärk selle ehituse puhul, et ta kestaks nagu hästi kaua. Ja jah. See plastik jah, nagu tal ongi vaja seda soojust, et nagu, et sa saaks teda sulatada või noh, panna niimoodi õigesti. Tal peaks olema toatemperatuur mingi 18 kraadi, 20 kraadi niimoodi. Aga ja ma olen nagu seda paadiehitust õppinud, sellepärast ma nagu ise julgesin seda projekti nagu ette võtta. Mu vanaema ütles, et ta on nagu hull. Nagu miks ma nagu nii palju on tegelikult ütlen. Eriti vanemad inimesed, nendel ei ole seda usku, vaata. Et see on nagu mõttetu teema, et vii rommulasse, seda on nii palju. Ja siis teed ära ja siis teadsin küll, et sellest saab küll asja. Et isegi mehaanikud, kes parandasid seda autot, ütlesid, et nagu sellel ei ole nagu mõtet sellel autol. Aga see hind nagu reaalselt kerkib, ta on nagu mingi bitcoin meil praegu. Järjest tõuseb. Aga me tahame ta selliseks hästi ägedaks teha, nagu enne ta oli selline tavaline valge nagu karavan, aga nüüd me tahame teha nagu kuidas me ütleme? Jah, kollane ja must, et on sellise värviga, mis on nagu, kui sa katsud, on nagu 3D nagu krobeline. Siuke nagu räpp, või mis see peinti nimi oli? Mingi kobra peint või midagi. Nagu ussi nahk oleks. Jaa, ülimõnus, lihtsalt ma katsun seal vahepeal. Teissugune. Kas selle värvil on mingid eelised ka või ta on lihtsalt struktuuri mõttes on ta selline nagu ta on või? Ta on hästi paks värvikiht, et ta on nagu plastikukihi teeb siis ümber auto veel ekstra. Ja miks see hea on? Vesi, metall. Ei, tegelikult Hans ise rääkis mulle, et näiteks kui lähme sõidame kuskil puude vahelt läbi ja mingid oksad peaks kraapima, mingit värvi üldse maha, siis sa saab põhimõtteliselt rulliga üle värvida sellest, et see värv on siuke, et sa ei pea mingi palju selle eest maksma, et seda parandada nii-öelda. Selles suhtes on hea. Ja tegelikult tuli see ka odavam kokkuvõttes nagu selle värviga teha just. Kui sa oleks tahtnud mingid ilusad ja mingi läikivat värvi, ja need maksavad väga palju. No see auto vist peaks olema pigem selline praktiline. Kui sa seal elad. Veits kõrgemaks nüüd seekord, et siis paneme kõrgemad rehvid, vedrustuse ostsin nüüd uue, selle paneme, et siis saab veel maastikul ka veits hullu panna. Saab rohkem hullu panna kui enne, mida me niikuinii tegime. Siis ei pea hooga künka otsa sõitma. Aga ma mõtlesin meile väikese mängu välja. Siin vahepeal. Ja teie ei ole ka neid küsimusi näinud. Ei ole, jah? Tõmbasin kasti sinna ümber. Ja seda ma vaatasin, et mis kast see seal on. Salajane content. Minu arvutis siin seda valget kasti ei ole. Ongi. Mina täitsa näen neid küsimusi ja vastuseid. Sa need vastuseid ka juba? Aga küsimustele on vastuseid kohe. Oota, võtab siis ju. Ei, mina olen nii-öelda kohtunik. Sisuliselt, mis me tegema hakkame, teemaks on pealinnad ja riigid. Ma pean ka ära minema. Ma olen nii loll reaalselt. Jah, ma olen koolis, ma ei õppinud mitte midagi. Ma spikerdasin, kas spikerda saab või? Kule. Vaata, ma ei pannud isegi päikse prille ette praegu. Muidu on see nagu see Kim Kardashian mängib pokkerit moment, kus nagu on... Ei, aga vaata, me ei mängi. Me oleme siuksed väga kurjad kohtunikud. Ei. Tiimid on juba jaotatud, Helena, juba eos. Ma eile õhtul jaotasin ära teid. Niimoodi ka kohe. Sõbrale saab helistada. Jah, ta küsib raudselt neid mingi miniriike, mingi Aafrikas kuskil, mingi... Ei, kui suures ei küsin, ma võttasin eile tükk aega, et huvitav, kui keeruliseks ma selle ajada saan. Ja teades mind, suudan ma selle väga keeruliseks ajada. Seega ma otsustasin seda mitte teha. Ja ma leidsin kuldse kesktee. Ütleme, leidsin paar konksuga küsimust sees. Aga ma arvan, me oleme üle. Tiimid on siis järgnevad. Tiim Kuumcast,
ja tiim need inimesed. Seikluse kütid. Seikluse kütid, jah. Need inimesed. Thanks, Oskar. Seikluse kütid. No. Ma proovin oma... No tegelikult see ei olnud viga, ma tegin meelega selle nalja. Vana jah. Save. Ma mõtlen, kuidas me teeme selle, keegi tahab vastust öelda, ma ei tea, kas me teeme niimoodi äkki. Inimesed panid akna kinni arvutist praegu. Parem käsi laua peale, vasak selja taha. Nimeta. Riigid 50, palun. Ma ei tea, ma arvan, et äkki teeme nii, et 11... Käe tõstmine. Okei, aga siis üks inimene tõstab äkki käe või tõstavad mõlemad. Vahet jälle, see, kes teab vastust. See, kes teab, see ju tõstab ju. Äkki jaa. Võib-olla tiimi kapteni. Selve sitten. Ma ei tea ju, kus Ants teab. Mis mõttes te olete ju koos, kas süngis ei ole siis või? Peaksite juba... Ma olen see brain ja siis ta on see nagu... Braun või? Muscle, jah. Okei. Meil on ka niimoodi. Helena, kui vana on bussijuht? Ühesõnaga, kontrollküsimus. Mis on Eesti pealinn? Mis asja? Tallinn. Wow, smart girl! Ma üldse ei ela siin tegelikult. Ei no, kontrollküsimus, ma vaatasin, kas kõik saavad aru, mis täpselt... Ma ei olnud hingatagi. Nii, olete valmis järgmiseks küsimuseks või? Tõsta juba käsi. Ma olen juba. Ma teen niimoodi ka, et kui tõstad nagu enne küsimuse lõpetamist käe, siis enam küsimust lõpuni ei küsi. Jah. Siis ei kuule, siis ei loe, siis läheb vastastiimile. Sa ei tohi küsimuse hääl tõsta kätt. Ei võid ikka, aga siis ära küsimust edasi loe, siis ta peab sellele vastama see, mis tal on. Kui ma ütlen, mis on ja keegi tõstab käe. See on tema iga. Mis on, jah. Erki Nool. Ma ei ole esimest korda. Okei, nii, järgmine küsimus. Või noh, siis selle võistluse esimene küsimus on, mis on Austraalia pealinn? Sandra? Canberra. Õige vastus, 1 punkt läheb teile. Ma pean välja minema. Sa siit Sydney öelda või? Ei, ma teadsin, et see Sydney ei ole, aga ma ei mäleta, mis see peal on tegelikult. Vaata, see oligi konksuga küsimus, kõik mõtlevad kõik on geograafia või küsimused? Mis ma küsin, et mis Tanel hommikuks sõid? Sellele... Ja kõik on selles suhtes hea, linnad ja pealinnad ja riigid on teema. Nii, järgmine küsimus, olete valmis, jah? Mina valmis. Pange kõik nüüd tähele, nüüd ma kruvin pinget veidi. See on see, et superstaari võitja kuulutatakse välja nüüd. Mis linnas on rohkem elanikke? Kas Berliinis või Pariisis? Nii, Tanel? Pariisis. Ei ole õige vastus. Ma mõtlesin seal raudselt mingi nipiga, et sa mõtled, et Pariis, vaata, on hästi suur. Pariisis on 2,1 miljonit inimest ja Berliinis elab 3,6. Toha. 1/3 rohkem tegelikult ju. Nii palju. Sorry. Me võtame osa. Ei, davai, nüüd tuleb. Punkt läks meile nüüd, või? Või lihtsalt ei tule punkti? Ärme tee üldse. Ei, te ei vastanud ju õigesti selles suhtes küsimust. Siis kui küsimus... Nad ikka saavad punkti. Ei, no praegu oli see või küsimus, vaata. No, nii. Selles linnas saab suurepärase vaate sama nimeliselt jutumärkides silmalt. London Eye. Väga õige vastus. The London Eye. London Eye. Ma isegi, mul oli praegu mingi, mida silm? Ainuke silm, mis mul meelde tuli. No, ütleme nii, et teil on veel võimalus, oota, siin on 1, 2, 3, 4 vastust. Ei, no me ei anna alla, davai. Ei no, täiega sajaga lihtsalt. Nii. Grand Canyon asub selles riigis. Äkki laseme selle punkti lihtsalt. Äkki nagu tõske käsi lihtsalt. Me kaotame nii ju. Me anname külalistele. Me oleme nii head inimesed. Me oleme head inimesed. Meil on täna... Come on, vaata, kui raske päev meil täna maailmas on. Kui me kunagi Ott Kiivikase kutsuma siia ja ma küsin fitnessi küsimusi ja Tanel ei vasta, siis ma vist olen. Grand Canyon, come on, seda peab iga inimene teha. Come on, kõik peaks teha, mis on jumal. Oskar vasta siis. Mina tean, mis vastus on. Mul on nad igaks üks kirjas. Kas ma pean vastama siis või? Yeah. USA. No. Võrka.
ma mõtlesin, et sa küsid, et mis osariigis ma olen juba mingi, ma ei tea niikuinii. Ma mõtlesin, kas ma küsin, mis osariigis, aga siis ma mõtlesin, et ma ei ole nii kuri inimene. Sest me oleme ikka taunid. Kas ta mitut osariiki jäi läbi või? No võt. Ma ei tea, võib-olla. Issand, Oskar, kuidas sa nüüd ei tea? Ta on ikkagi Grand Canyon. Äkki on suur, jah. No ma ei ole loll, kas te teate, miks Grand Canyon üldse on seal, miks ta tekkis? Ei tea. See on see liustike vesi kunagisest jääsulamisest. Tegelikult asub Grand Canyon 2 laama vahel ja maa lihtsalt läheb natuke laiemaks. Läheb katki. Tundub loogiline. Nii, see maailma ime on nähtav. Püramiid! Käsi püsti! Püramiid! Püramiid! Mis on püramiid? See ei ole õige vastus, sest et see maailma ime on nähtav kosmosest. Ma olen kuulnud. No, Hiina müür. Väga õige vastus. Ma räägin selles suhtes nagu... Sa oled täna nii tark. Ma olen täna putru söönd. Ma ei ole brains täna. See oli see Red Bull, ma arvan. Wow. No meil on viimased 2 küsimust nüüd. Selles suhtes nagu tagasitulekut siin väga ei ole. Mis on püramiid? Igaks juhuks panen püramiid. Egiptus 20, palun. Mis on Kairo? Maailma kõige asustatuim linn on mis asi? Ma ei julge pakkuda, ma ei julge. Tokyo. Väga õige, Tanel. Ma tahtsin täpselt sama pakkuda. On Tokyo Yokohama, see on siis nagu sisuliselt siis nagu ma ei tea. Tokyo Drift. Palju seal on siis? 37,5 miljonit inimest. Nii vähe. Ühes linnas. Teate palju Kairos on või? No. 20. No võt. Haige ju. 20 miljonit. Inimest. 20 inimest. 20 inimest. 20 000. Ei miljonit ikka. 20. Ei mõtle, meid on 400 000 siin linnas. Ja mina mõtlen, et Tallinnas on liiga palju inimesi. Autosid on võib-olla liiga palju. Inimesi isegi. Ja igal inimesel on mingi 2 autot. Me oleme nagu selles suhtes nagu Holland. Hollandis on jalgrattaid rohkem kui inimesi, aga siin on autosid rohkem kui inimesi. Jalgrattaid rohkem kui inimesi. Mis loogika selles on? Ostad mingi 3 ratast. Ei, nad sõidavad rohkem. Neid rattaid varastatakse hästi palju ja siis nad viiakse kuhugi. Kanali kruiisil kuulsime üks kord. Viiakse kuhugi ja siis need unustatakse põhimõtteliselt sinna. Ja siis inimesed ostavad uued rattad ja unustavad ise ära, kuhu nad parkinud on selle täiesti. Reaalselt nagu minge Egiptusse, siis te saate aru, kui hea on Eestis nagu. Kõik liiklus on reguleerimata, kõnniteid pole, mingi hobused jalutavad, kaamlid jalutavad, autod jalutavad, siis kõik karjuvad omavahel lihtsalt, oh my god, sa oled seal nagu mingi, oh my god, mul on vaja puhast keskkonda ja kus on vaikus, mitte mingi tuut, oh my god, sõida lihtsalt. Põhiline asi on tuut lihtsalt. Ei, Euroopa on tegelikult üldse nagu väga viis, nagu kui sa lähed kuskile välja, siis on üldse mingi... Aga samas üli hea nagu siuke... Äge kogemus tegelikult, see on mingi wow, inimesed elavad nii igapäevaselt. Väga õige. Ja siit siis vastand maailma kõige vähim või vähem äkki asustatud linn. Helena teab, kas on vähim või vähem õige. Kõige vähem, siis vähim. Ja vähim asustatud linn maailmas. Linn või riik maailmas. See on sama asi. See on väike... Ei ole. See on väike vihja. Kas ta nagu pealinnana võetud? Ta on selle... Ei ole. Mis asja muidugi? Ma nägin ühte video. Island? Ei. Nagu linna. Vatikan. Ei ole Vatikan. Väga õige vastus. Kurat! Muidugi! Preester ju. Vatikas. Ainult preester. Ma tean, et USAs on üks linn, kus on reaalselt üks inimene. See läheb linnana arvestada. Ta on raamatukogupidaja, ta on baarmen. Ta oli town, nagu inglise keeles, vaid inglise keeles on nagu city ja town. Seda küll, jah. Ma ei tea, mis see eesti keeles? Linn on nagu town on sisuliselt küla inglise keeles. Nagu village on village, aga no no nagu Paide näiteks. Paide on linn, vabandust. Orissaare. Sorry, Paidekad. Orissaare, mis on ka linn. Ta läheb linna alla. Ei, Saaremaal on ainult üks linn ja see on Kuressaare. Okei, no siis ei solva kedagi ütlema, et Orissaare asula. Aga jah, Vatikanis elab 825 inimest. Hea tööd on rohkem, kui ma arvasin. Kuule, võitsime, jah? Seis on 4-2 ja seikluse küttide kasuks. Auhinnaks on 1. Väga tubli! Ma
ka käppa. Vabandust, et ma teile auhinda kätte ei andnud. See on suur au. Selles suhtes. See käsi on igal pool käinud. Lihtsalt puhida. Kas viimane oli mees või naine? Okei, ma lõpetan. Hakkame nüüd teha siit pidi nagu seda küsida. Sellest loetelust viimane oli korrektne vastus. Nüüd on see küsimused sulle, vaata meile kõik küsimused. Me tegime ise ka tegelikult ühe mängu. Et oled sa valmis? Noh. Mitu kalatükki on kalasupis? 1. Vau. Sesse, mitu reaalselt lihtsalt jauran niisama. Mulle nii meeldib see, kui inimesel on täielik blackout silme ees. Ta ei saa mitte midagi aru. Vaikus. Nii, Tanel, sul oli ka küsimus mulle. Kui Mari loeb raamatut ja elevandil on 4 jalga, siis mis värvi on päiksekiir? Ma tahaks öelda roheline, aga ma ütlen kollane. Mina vastust ei tea. Mis värvine armastus? Sinu käest teada. Ma ütlesin kollane. Kollane, väga hea. Ma ka tean siis. Oleme kõik targemad. Võtame ka äkki teemakohased küsimused reisimise kohta, et kus nagu kõige parem või kus kõige lemmikkoht on? See on ka mul üks küsimus tegelikult ja kirjas, et kus on teie kõige lemmikum ja kõige mitte lemmikum reisisihtpunkt, kus te üldse kunagi käinud olete? Kas te olete üldse palju reisinud või? No suhteliselt palju. Mina ikka olen, jah. Ma olen väga vähe. Nii. Ma olen nagu Euroopaga piirdunud, Ukraina ka. Pigem jah nagu Euroopa mandri peal. No aga hakkame siis Tanelist pihta, lemmik ja vähim lemmik. Minu arust on kõik nagu justkui nagu omamoodi, kõik need, aga ma ütlen sellist, mis kõige vähem meeldib. No koht, kus sul ei olnud tore. Ei olnud tore. Igal pool on ju tore, kui reisid. No see ongi see nagu mõtteviisi küsimus, vaata. Selles ka. No okei, no vasta siis ise. Tee soojaks siis. Ma võtan viimasena, me läheme ilusti järjest siit niimoodi. Aga võime niimoodi ka väärjest. Ma tean nagu linna, mis mulle nagu üldse ei meeldinud. Ma tean, mis ütled. Ja see on Pariis. Ma ei tea, mulle ei läinud korda kuidagi. Tegelikult mulle nagu üldiselt suurlinnad väga ei meeldi. Amsterdam on kõva koht, see mulle meeldib. Antwerp on ka äge teatud põhjustel. Festival, kogu aeg käime seal. Mis Pariisi kohta vist ongi ka ju üleüldse, et nagu kui sa sinna sisse sõidad, siis need inimesed on seal kuskil autotee ääres, mingi elavad ja mingi immigrante täis. See on nagu mingi kaheti arvamus. Ma arvan, et me olime ise Pariisis ainult 1 päeva, kui me trippisime. Mina näiteks tahaks sinna tagasi minna, aga mitte temaga, sest ta nagu ei vaibi vaata seda linnalaifi. Ma läheks mingi Oscariga, siis ma käiks mingi kohvikut tähes ja mingi vaataks ringi või teeks mingeid teisi asju, mida ma võib-olla temaga ei teeks, vaata. Et ma tahaks ka, mulle meeldib tegelikult avastada mingeid linnasi. Miks sa kohvikutes ei käi siis? Seal oli kohvi oli reaalselt mingi 5 eurot või kõige odavam. See on nagu, kas ma raiskan selle 5 eurot kohvi peale? Seda küll, jah. No ühe korra võib. Me läksime hoopis mingi kebabi sööma. Me läksime mingi türklaste kebabi kohta, sest seal sai eine 8 euriga. Nagu decent. Mitte kohvi 5-ga. See on igal pool, kui tahad midagi süüa kuskil linnas, siis türklased teevad head sööki. Ei no tegelikult alati on kõige targem otsida endale see Maxi Market välja või säästu market. Lidl üle. No Tanel see ikka ei vasta. Aga ma mõtlesin nüüd, et Egiptus vist on. Sest kui ma seal käisin, ma olin 18, siis me sõpradega käisime seal selles hotelli, seal oli nagu lahe, aga kui sa läksid välja, siis on ikka kuradi must raisk. Kus linnas sa olid? Ma ei tea, ma olin 8. Šarlis või Hurgadas? Vist oli Hurgada, jah. No siis sama, jah. Ja aga seal ongi see, et ma olin suht täis ka kogu aeg, vaata, 18. Kõik 4 sõpra. Ja ikka ei joonud ilusaks seda linna. Ei joonud, jah, sest seal oli see alkoholi maitse kõige parem. Aga siis kui sa oled 18, siis on see, et peast poll sees on. Aga ma arvan, et Egiptus on. Aga kõige meeldivam? Kuradi... Ma arvan, et Japs, sest see on suht... Sa oled Jaapanis käinud või? On ju ehitanud. Sest Japsis me käisime ka nagu sõpradega ja tegime seal, see oli päris lahe. Seal on tegelikult suht sarnane nagu Eestil, aga lihtsalt see kultuur, ma ütlen see kliima ja kõik see, aga mul seal päris lahe. Mul on nagu ehitamiskogemusi, et kui nagu töötajaid vaja on Jaapanisse lähete, siis nagu Jaapanisse tuleks küll, nagu Jaapanisse. Tahaks minna küll, jah. Et seal on jah, räägid nagu viisakad inimesed, mõtle sulle tuuakse
toit ette ja siis ta ütleb sulle aitäh. Ma nagu, aitäh sulle. Et seal on nagu sellepärast seal nagu teevad nii palju enesetõppu ka, et nad peavad olema viisakad, justkui see on nende kultuuris, nagu nad ei või nagu kurjaks minna kellegi peale, justkui. Helena, sinu, ma nõustun ka Egiptusega nagu. Nii, aga kõige parem? Itaalia ja Hispaania ikka, ma arvan ka. Ma ei suuda nagu, ma käisin Itaalias, vaata selle Como järve ääres. Oh my god, kui ilus see on. Ja üldse Milano ja kõik, ma ei tea, täiega nagu vahva. Ma arvan, jah. Aga ikkagi ma pean see juustun olema, mulle meeldisid ikkagi kõik on oma moodi. Aga no ikkagi, aga kui reaalselt nagu sulle vastu rääkida selle Hurghadaga, nagu kui käisimegi Kairos. Lähed Hurghadasse tagasi, siin on nii ilus. Kui reaalselt, me tulime tagasi, see oli nagu mingi, siin on palju vähem poolikuid maju ja tühju maju, nagu see reaalselt, nagu see kontrast oli veel hullem. Ja seal on hea see, et nad ei ehita seda ülemist korrust lõpuni, vaata. No seal on, kui pere suuremaks läheb. Seal on praegu tegelikult Kairoga vist on üldse see, et seal on nagu vana Kairo ja uus Kairo, siis nad üritavad seda kuidagi jõuda nagu järgi, aga siis ongi kõik asjad jäävad poolikuks ja mingi täielik kaos on seal lihtsalt ja saadki nagu mingi, oh my god, wow, see on normaalne maja, mis siin on. Ma ei tea, ühesõnaga, väga hull Lasnamäe. Isegi nagu Lasnamäe panelkad on normaalselt selle kõrval. Lasnamäe on steroid. Sandra, sinu kõige meeldivam ja kõige vähem meeldivam reisikogemus või sihtpunkt? See on nagu 2 erinevat asja praegu. See ongi 2 erinevat asja, siis ma tahan 2 erinevat vastust. Ma arvan, et nii reisikogemus kui sihtpunkt ma hetkel jätan Hispaania, sest et lihtsalt ma nagu sain nagu kogeda nii palju, tegelikult kui sa käid 2 nädalat reisil, see nagu... Sa ei saa mitte midagi. Sa saad selle turistikogemuse ja sa näed kohti, aga kui sa nagu saad tundma nagu kultuuri, mida nad teevad seal, mida nad tarbivad, nagu, ma ei tea, see on kuidagi hästi äge. See on hoopis teine, jah. Parem nagu riiki tundma saada ongi see, et sul on keegi tuttav sellest riigist. Et sellised üle piiride need sõbrad on nagu väga ägedad murust. Ja mul siiamaani hea suhtlen inimestega Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Hispaaniast. Väga. Sulle ka siis Hispaania on see, mis on kõige... Mulle meeldivad looduslikud kohad, nagu eriti kus on mäed. Nende vahel autoga sõita jube fun, vaatad megadeks ja et just sellised mägised alad. Ja Munamägi ei meeldi siis. Tegelikult see kant Eestist on ka nagu väga ilus. Ma just 2 nädalat tagasi käisin seal. Need väiksed mäed, künkad, need on ka ikka huvitavad. Selles on hea nagu tuua paralleeli, vaata, et kui oled Eestis, kus see on täpselt nagu seal, vaata, ja kui sa oled kuskil nagu reisinud. Kas te võrdlete ka reisil nagu seda, et see on nagu kodus või? Või siis tulete tagasi on nagu, see on nagu Hispaanias. Mul on just pigem see, et ma võrdlen seda, et kui ma olen kuskil ära, näiteks ma olin aasta aega Hispaanias, ma olin mingi, et kurat, siin nii palju paberimajandust, ma tahaks Eestis praegu olla, siin käiks kõik palju kiiremini ja siis Eestis on jälle sa mingi, miks siin ilnisid, ma tahaks juba ära minna, on. Nagu, sa alati saad kuskile, siis sa leiad selle halva asja, aga samas siin on nagu palju plusse ka, on. Minu jaoks. Aga ma reaalselt ei oska öelda halba reisikogemus, sest mul nagu ei ole otseselt olnud. No sa pead, me pidime ka vaata. Jah, ma sunnin teid kõike. Jah. Ma ei tea, meil igal reisil läheb midagi lappama, veits. Meil on ka midagi, mis on nagu, ma ei tea, kuhu sa nagu ei läheks siis väga tagasi? Kuhu sa enam tagasi ei läheks, sellepärast, et sul oli negatiivne kogemus? Ma ei tea, reaalselt. Nagu meil oli... Eestlastel on see, et peaasi, et kui soe on, võib igale poole minna. Ukrainasse tripisime autoga. Nagu terve see tee oli jumala lamp, aga siis jõudsid Odessasse, Odessas oli mega äge. Et nagu muidu see trip oli siuke mingi, nagu oli, ei olnud. Sõitsime pimedas ka enamus aja, nagu aega säästa. Aga muidu Odessasse ma läheks küll tagasi. Mitte praegu, see on ohtlik. Praegu on üldse. Aga see oli üliäge nagu linn. See oli nagu siuke, oligi mingi kuurort veits, aga siuke old school, nagu reaalselt sa läksid kuskile vaata need metrootunnelid, mis on, ja lähed sinna tunnelisse, mingi tädi müüb ühe kaupa suitsu nagu nõuka ajal. See on mingi, nad on mingi 20 aastat ajast maas nagu. Aga see ongi nagu hästi äge või nagu... Jah, aga ma ei tea, mis on see nagu siuke koht, kuhu ma ei läheks tagasi. Mul ei ole veel olnud, ma arvan, sellist kohta. No. Jõuab veel. Jõuab. Elu on pikk ees. Loodame. Ei tea, jah. You never know, venelased homme tulevad siin. Dark humor, jokes. Too soon. Too soon, jah.
minu kõige ebameeldivam ütleks on Singapur ja Kuala Lumpur. See on siuke nagu mitte räpasuse pärast, aga ma mäletan, et see alatasa nagu juhtus midagi kogu aeg. See kultuuriline erinevus on nii meeletult suur, et sa pead nagu ma olin suht noor ka siis veel, et nagu see, et mis mõttes nad käituvad niimoodi, kui mina käitun niimoodi ja see nagu ei käi kokku, onju. Kõik oli nii nagu räpane, siuke Singapur räpane? On Singapur otseselt mitte, aga Kuala Lumpur. Singapuris ma tean, et kui mina käisin, meil oli see vahelend seal, seal oli niimoodi, et seal olid tänava peal sildid. Siis oli nätsunärid või? Jah, et kui sa nätsunärid, sa saad trahvi selle eest. Seal pidi just mingi hästi fancy seal on kõik just täiega puhas, sa ei tohi sülitada ka maha. Sa saad trahvi selle eest, kui politsei näeb. Tegelikult Eestis ka, aga lihtsalt keegi ei näe seda ja ei panne tähele. Ma tean, et see on olemas, tegelikult ei tohi hea. See on nagu see Helkuri värk. Nagu tegelikult peaks kandma, aga nagu kandke Helkurit. Eriti linnas just väga inimesed ei kanna ja tegelikult ei ole neid näha. Ei ole üldse, jah. Ei ole, jah. Aga kõige meeldivam kindlasti ma paneks Costa Rica ja Hawaii. Troopika on täiega Livin la vida loca või? Sükestes kotis me ei ole käinud tahaks. Lähme reisile tunne. Lähme koos, bookime praegu nüüd ühe reisi. Üli hea mõte. Jah. Ukrainasse äkki. Venemaale äkki. Venemaale, Ukrainasse. Kuskil sinna piiri lähedal äkki. Kas te olete Venemaal käinud või? Mina oleme. Kus kohas te käisite? Me käisime koos. Peterburis. Kusjuures naljakas ongi see, et me ei saanud kooli ajal üldse läbi, me oleme nagu klassiõed ja vennad, on ju. See oli, ma ei teagi nüüd lõppkokkuvõttes päevapäevat aru, kus sa oledki siis nagu kristlane, on ju. Ja sellel ajal ma käisin nagu kirikus, ma olin nagu, no ikka suht usklik nagu, aga samas ma ei olnud nagu nii hullult, ma ei olnud mingi padukristlane, mingi aga noh, mulle meeldis nagu öelda, et ma nagu olen ja nagu it's fine, aga ma ei sunninud kellegi midagi peale. Ja siis ma mäletan, ei olnud. Aga Oskar võib selle story rääkida too. Sa mäletad rohkem sellest midagi. No sisuliselt, mis juhtus, oli see, et me ei saanud läbi sellepärast, et no, kui sul on nagu inimene, kes on nagu kristlane ja siis on nagu see saatane sigitis siin samas, on ju, siis need asjad ei käi kokku, on ju, me ei saanud koolis üldse läbi mingisugune, tuli mingi 7. klass tuli, on ju. 9. hakkasime läbi saama, on ju. Ja siis see oli Sankt-Peterburgi sõitsime. Öeldakse eesti käes Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburg. Sankt. Nagu Peterburgi sõitsime. Just, Petu juurde sõitsime. Pane. Camera is too hot. Pane. Millest rääkisime Sankt-Peterburist. Vabandust, kaamera kuumenes üle, me lihtsalt kuumenesid ka üle. Sina ka vist. Ikkagi kuum käest. Ja just. Ja siis me sõitsime... Referents. Me sõitsime klassiga. Mis sa öelda täitsa? Täiesti õige. Kas ma räägin? Sul oli kuskil jutt pooleli, nii. Kuskil vist jäi, jah. Ühesõnaga me läksime bussiga ja meil oli 8. klassireis. Läksime Peterburi esiteks viga number 1. Teiseks. Me sõitsime bussis ja meil oli niimoodi, et vaata bussis on ju 2 rida ja siis mööda seda koridori on ja mina istusin siin nii-öelda paremas pool ja ma istusin üksi, aga Sandra istus meie teisel klassiaega koos teisel pool ja siis ma ei mäleta, minu mälus on see pilt. Sa mäletad mitmes rida ka, sa räägid nii spetsiifiliselt. Ma lihtsalt ma maalin pilti nagu vaatajale ja kuuljale. Kuulajale. Ühesõnaga, ja minu mälupilt ütleb seda, et ma kuulsin sind piiblist rääkimas. Sellele samale klassi. Ma reaalselt ise seda ei mäleta, mida ma rääkisin, aga võib-olla see oli lihtsalt midagi sellega seotud kuskilt nagu. Midagi sa rääkisid, Gerda, shout out to Gerda, ja siis ma jäin kuulama. Ja ma vaatasin teie poole ja sa tulid nagu Gerda tagant välja niimoodi ja ütlesid, ja mis sa selle kohta öelda oskad? Ja siis aju ütles, et oota piibel. Ütlesin talle, ma ei tea mitte midagi, ma olen satanist. Saad aru see pilt. Tõele au andes, ma ei ole satanist, aga lihtsalt nagu... Just for fun. Mulle meeldib kiusata inimesi vahest, on ju. Ja siis 1,5 aastat ei saanud üksteisega läbi kuni selle hetkeni, et me vist mingil peol hakkasime rääkima ja ülejäänud on ajalugu.
aga see põhimõtteliselt oligi see, et nagu mitte, et me ei saanud läbi, me ei olnud nagu mingi tülis, aga see lihtsalt, ma ei viitsinud sinuga suhelda nagu kui inimesega, sest ma ei mingi, ma ei tea, nagu meil oli suht sama, ma arvan, et ma olin mingi, nagu mingi mõttetu inimene, mingi lihtsalt klassikaaslane, vaata. Ja siis üks hetk hakkasid aru saama, et see nagu, meil on sitaks ühiseid huve, mingi kõik, päris palju ühiseid asju, siis me mingi, he's cool. Ja nüüd ta on mu parim sõber. Yeah. Siis Lambist. Tal oli seda gei mees sõpra vaja. Konkreetselt sama. I just needed him. Tere. Jõudsime reisimisest. Okei, vaata. Nagu ikka. Aga kas keegi teist üldse on permanentselt mõelnud väljamaale kolimisel? Peale nagu üldse kindlasti kunagi. Mitte. Kindlasti mitte, isegi mitte, võib-olla permanentselt on kuidagi väga nagu vaata, mis on sõna välja otsinud. Permanent. Väga nagu lõplik. No sa mõtled nagu lihtsalt nagu pikemaks ajaks pigem. Ja pigem äkki ja pikemaks ajaks. Mingisugune aasta pluss. Aasta pluss kuni 5 aastat näiteks. Siis kvalifitseeru, eks jah? Ei, kvalifitseerub küll aasta. Oli 2 päeva puudu. nagu. 2 päeva. Ei no vaesed. Kuhu te siis nüüd lõpuks elama läheks nagu? Elama või? Ma ei tahakski, sest et karavaniga on äge ringi sõita ja ma tahakski nagu igal pool elada. Ma tahaks seal elada, kus mul üks tuju on. See oleks nagu mu dream. Ja, et kui saaks nagu arvutis kuskil tööd teha niimoodi, et sa ei peagi kuskil koha peal olema, see oleks nagu ideaalis. Aga see on keeruline. Samas ei ole. Samas ei ole, jah. Kui sa ise tahad, siis ma arvan saab. Lihtsalt peab veits mõtlema. Tanel Helena? Mina ei tahaks kindlasti elada. Isegi mitte mingisugust nagu aastaperioodi kuskil. See on lamp, minu arust see ei ole nagu. See ei ole nagu permanent, jah. Aga unustame ära korra see no okei, kas sa isegi läheks aastaks näiteks? Jah, aastaks ma läheks lebalt. Aga kuhu? Oled sa mõelnud selle peale kunagi, mis riik? Kus sa tahaksid elada? Kus sa näed ennast? Kus ma näen ennast? Peale Eesti siis. Vaata, Tanel on see vend, kes on täiega ette kujutanud, kus tal see maja on. Ma olen täiega nagu auto seisab. Ma ei ole sellele üldse mõelnud, jah. See ei ole mul nagu prioriteet. Ma olen seiklusimuline, aga mitte nagu nii hull. Aga alati ei pea kuhugi kaugele minema, näiteks mingi Lätti võiks elama minna. Tartusse. Ma ei läheks Tartusse kunagi elama, mitte kunagi. Oh my god, mul ei meeldi üldse Tartu, sest ma iga kord, kui ma sinna jõuan, ma olen mingi, miks te kõik nii aeglased olete? Ja point, just tulin Tartust. Tule Kuressaarde. Kõik on hipsterid kuskil kohvikus, ma arvast. Ma ei tea, Tartu ei. Mitte no offense to hipsterid, mulle meeldib ka kohvikus. Ja no offense to Tartu nagu. This went from zero to nagu Tartu real quick. Vastikud hipsterid. Me elasime aasta aega karavanis. Ja siis ei saa tšaatši. Vastikud. Meil polnud isegi duši karavanis. Ja kui väga vaja oli, siis said oma häda teha kilekotti, mille sa panid ämbrisse. Oh my god, ma olen näinud. Nagu story time ma olen näinud, kuidas Sandra nagu otseselt, ma pole siin kotti sittumas näinud, aga ma olen näinud sind nagu pudelisse kusamas. Kuidas naistel see töötab? Ei, mitte pudelisse, vaid see piirpangi topsi. Special tops oli selle. Jaa. Mitte 1, 2 või 3 korda, päris mitte. Kuidas see nagu siit? Ei saa, kui sa survega paned. Lihtsalt topsi siia. Ja siis saad vahest, ma mäletan, nagu see on see ju. See on nii, et sa näid. Kui sa näiteks... Ma mõtlesin, sa paned siia niimoodi. Kaarega. Ja kui sa oled mingi keset, ma ei tea, mingit linna või kohas, kus sa ei saa lihtsalt välja minna. Ja siis sa lihtsalt, nagu sa pead seda tegema, sul ei ole muud valikut, sest et sa surek kohe ära, sul on vets ära. Ja siis sa vahed, siis vahest on nagu, ma mäletan ükskord ma olin niimoodi, ma olin mingi, lasen mingi, see saab nagu kohe täis vaata, aga mul on veel häda. Ja siis ma lihtsalt olin mingi, ma survisin jalad kokku, ma mäletan, ma läksin, viskasin lihtsalt ukse vahelt välja. Ja siis ma läksin edasi. Oh my god. It happens sometimes. See ei ole väga miks sa kused niimoodi? See ei ole glamuurne, sa pead nagu... See oli alguses nii vastumeelt, nagu ma reaalselt, mul oli blokk, ma ei saanud teha seda. Ja siis ükselt, kui oli mingi, ma ei saa, okei, tavai, jumala savi. Nagu, või näiteks mingi tunne, et mingi sõidu ajal mingi kõht läheb lahti, mida iganes. Ja siis lahke mingi võtad ämbri või kilekotti sisse lihtsalt teed. Jumala suva. Aga tead, Wishis on olemas need asjad, vaata naistele ka, kuidas püsti... need torbikud. Torbikud ja lehterid. Mis sa suunad siis uksest, auto aknast veel? Näiteks. See on nagu lehter, noh. Jaa, aga mõtle, kui
tugeva survega naine nagu kuseb. Ma ei kujuta. Ma ei ole varem mõelnud. Nagu näiteks ma olen näinud, vaata. Ei, ta räägib sellest, et on see anum ja tuleb see tila välja, vaata. Et saaks nagu püsti kuseda, vaata. Mõtlen, aga võib-olla mul tundub, et see väike. Jaa, ma arvan. Nagu siristama. Ju neil on eri suuruseid, ma arvan. Ma ei usu, et sa nagu niimoodi kused, et sul kohe liiter välja tuleb. Ma olen nagu teistest reisiblogidest kuulnud, et nagu see tegelikult ei tööta. Ei tööta, jah? Ma arvan ka. Oodake, ma räägin ka sama välismaa mõtetest, on ju? Ma olen väga patriootlik, nagu reast mulle väga meeldib Eesti ja ma nagu kunagi ei ole mõelnud, et ma tahan nagu minna, aga mul oli see, et mul oli nii palju võimalusi enne koroonat minna välismaale tantsima, ma tegelen tantsimisega nagu. Ja nagu mul on nagu nii kahju, et ma siis käisin mingi ülikoolis ja lõpetasin gümnaasiumis, ma kogu aeg ei saanud, vaata. Ma mingi, ei, ma olen tubli, ma lõpetan ära, blablabla. Nüüd ei ole ikka veel lõpetanud, on ju. Aga noh, ei ole hullu, elu tuleb vahele, on ju. Aga see oli ka niisugune mingi pool aastat või 3-4 kuud, mis seal on nagu ka samamoodi Hispaania on hästi nagu selline koht, kuhu nagu otsitakse kogu aeg. Aga nüüd mul on üks härra tekkinud, kes on nagu elanud välismaal ja temaga me oleme suht palju rääkinud. Ja nüüd on ka kuidagi see, et nagu täiega tahaks nagu lihtsalt ka nagu sellest kuidagi rutiinist või sellest täiesti välja saada nagu. See tundub nagu põnev. Ja nagu mul on tegelikult see võimalus nagu kaugtööga nagu teenida, sest et noh, ma panen palju pilte endast üles ja ma teen Instagrami. Amazing. Dream life lihtsalt. Kui osad nagu inimesed kirjeldavad seda, kui ma teen buduaari fotosid, siis Helena lihtsalt ma panen palju pilte ennast neid üles. Ei, aga ma ütlen nagu niimoodi, aga see tegelikult on disappoints, mul ei ole tussi pilte seal vaata. Okei, OnlyFansi promo! Ei, subscribe! Teate, mis on naljakas story? Olin siis mina hotellis Egiptuses, on ju, ja siis seal oli üks inglane Paul, siuke keskmis 45-aastane, siuke üksik mees, joob, chillib, ütles, et tal on taega palju raha, oma firma oli siuke, vaata. Ja mul siis sõbrad siuksed, et kuule, kas sa Helena OnlyFansi tahad? Ja reaalselt näitasin talle, vaata, ja vend ütles mulle niimoodi, et eks ma pean vaeseid eestlaseid toetama. Ma ütlesin, ma võin vaene olla, kui sa mind toetama hakkad. Come, Paul. Aga Paul oli kogu aeg siuke, sa oled väga ilus. Ma ütlesin seda pärast, et ma purjus olen, aga sa oled väga ilus. Ja ta ma tegin veits ka välismaa. Said subscriberi juurde on ei, no ta on ikka veel joob seal basseini ääres. Raudselt. Helena, sa õppisid tänast no, kuna mina kuulsin eksklusiivset rändurite juttu, ma arvan, ma õppisin nagu väga palju. Või nagu, ma kuulasin ka seda juttu ja mõtlesin, et nagu kui ma nüüd ka nagu viimaste kuude jooksul olen nagu ise nagu mõelnud, et tahaks nagu minna vaata. Kõik läheb elus lihtsalt nii kokku, see on ebareaalne. Sa ütlesid ka vaata, et see mingi Ukraina teema lihtsalt lambist kuskilt susserdab vahele nagu hämmastav. Ja tõesõnaga ma sain väga palju uut lahedat informatsiooni. Ma tahaks täiega sinna kuuma vee allikasse minna. Mis sul pärast pilti näidata, sa võid visualiseerida ennast seal. Ma olen näinud seda pilti. Hästi kena. Mõnus, jah. Nii, Sandra, mis sina õppisid tänasest? Mis mina õppisin? Külalised. Et me oleme samad taunid, nagu tundusime. Mina õppisin seda, et Berliinis elab rohkem inimesi kui Pariisis. What? Nii, Hans. Nii. Sobib, väga hea vastus. Me paneme oota muusika siis enikauks see Nintendo see mul tuleb selle podcasti esimene brain fart praegu. No väga hea, et see sulle vähemalt lõpus tuleb. Ma ei mäleta, midagi täpselt räägib. Kus ma olen? Ärevus Oskar. Väga meeldib. Sa oled see Rannamajast. Mida asja? #promo. Ma ei tea, kui paljud seda nagu teevad, aga ma kogu aeg. Teeme kogu aeg Oskarile mingi Rannamäe Oskari nalja. Kuule, aga hakkame Superstarist ka rääkima või? Nope. Kuidas see räpp läks seal siis? Nope. Okei, tegelikult ma pean selle ära ütlema, kui mul juba võimalus on. Nii, rahvas! Rahvas, kuulake. Kuulake. Lähen Superstari. Laulan. Ei räpi. Ma laulan. Laulan ära. Saan 3 jahhi. Nublu ütleb mulle jah, Birgit ütleb mulle jah, Mihkel ütleb mulle jah. Ja siis tuleb produtsent kuskilt. Aga tee seda mingit räpi asja ka vaata, mis me enne niisama filmisime, et nagu just for fun, nagu lihtsalt tee on. Mingi okei. Ja siis mulle vapsi meelest ära, mis üldse sõnad seal olid, mingi blank on ja niikuinii ei pane. Ja vennad panevad ainult räpi koha ja kommentaarid panevad niimoodi, nagu nad oleks mulle jah öelnud selle eest. Mingit häma ajasin. Ja me lihtsalt vaatsime Oskariga seda, ma olin mingi wow, what just happened, nagu mis just oli, ma olin mingi
selge, tele, nope, head aega. Do your own thing nagu. Et äkki sul on nüüd võimalus, Mikker on siin, äkki laulad meile? Ei. Ma hetkel ei saa, mul on kuidagi mida iganes. Ei, aga... Karvapall kurgusa. Ütleme nii, et... Mul on natuke käesid. Ütleme nii, et ma ei läheks enam Superstaari saatesse, aga laulmisega ma tegelen ikka edasi. Mina sain kinnitust täna sellele, et need asjad, mis juhtuma peavad, juhtuvad. Jah, elu mängib kaardid kätte. Et jah. Ja ma tahaks seda öelda, et kui nagu kellegil on mingi mõte üldse, ükskõik see ei pea olema reisimisega seoses, ükskõik mille suhtes nagu... Et lihtsalt nagu, tee või? Jah, reaalselt lihtsalt tee, sest meie lihtsalt tegimegi, ma mingi, võiks karavanis elada, okei, 3 nädalat hiljem, meil on karavan ja me lihtsalt sõidame ära nagu. Mentaalne manifesteerimine. Nagu... Te hakkasite vlogima ka, on ju? Ja ütleme nii, et tagasi tulemisel Hans ostis endale kaamera, nagu mingi suvaka, mingi, ma ei tea isegi, mingi Sony kaamera. Sa ostsid selle mulle sünnipäevaks. Okei, no põhimõtteliselt. Igatahes mingi Sony kaamera, on ju. Ja siis me mõtlesime, et nagu prooviks nagu vlogida lihtsalt seda tagasi trippi, mis me tegime. Ja meil ongi nagu tehtud vlogid nagu tagasi. Welcome to my channel. Ma ühe vlogi alguses ütlesin nagu ma ütlen meelega, hey, welcome to my channel. Ega see kõlas nagu mingi maks amatöörlega lihtsalt. Tegelikult see sari oligi väga amatöörlik, me esimest korda üldse filmisime ennast. Nagu never polnud teinud seda. Ma mäletan esimese osa introt, me tegime nii kaua. See oli kõige pikem üldse lihtsalt tund aega. Alguses pablad täiega, siis kui oled mingi aasta aega teinud, läks perse, panen visse, aeg pelene. Nüüd meil on ka nagu suht suva. Me oleme siin ka nüüd paar vlogi teinud nagu lihtsalt nagu mingi vaadates tagasi reisiajale pluss, mis me nagu veel edasi teha tahame. Me tahaks nüüd minna nagu, kui me nüüd välismaal uuesti lähme, tahaks nagu full reisisaadet filmida, nii et see on nagu actually professionaalselt vaadatav reisisaade. Muidugi. Wow. Ja heal juhul võib-olla, ma ei ütle mitte midagi, aga äkki saab nagu telesse ka, on ja? Võib-olla. Kui ei saa, see on main goal. See on main goal lihtsalt nagu, et kui me teeme enda jaoks, kui see on nii piisavalt... Te olete uus Kristjan ja Teet. Mu eluunistus on kollääbida Kristjan ja Teeduga, minna koos reisile. Kristjan. Nii väga. Mõtle nüüd karavanid ja siis 2 kanget karavanidega. Ja näiteks 2 kanget karavanid. Tuleks ka, kui juba aga teate, mis mul nende puhul täiega meeldib tegelikult, kuivõrd teie vloge vaadata YouTube'is, siis teil ikkagist on see nagu väga hea flow, oskate nagu selles suhtes nagu rääkida, vaata. Mida väga paljud... Kokku lõigatud. Kokku lõigatud. Ei no, kokku lõigatuseks, aga on ka inimesi, keda ei saa kokku lõigata. I know. Aga meie nagu... Ma näitan, et ma tean, ma lõikasin neid asju kokku kunagi, vahest on ikka see, et minu lemmikhobi montaažis oli kunagi see, et sa võtad need ööd ja asjad välja, paned nad ühe rea peale, et siis naerad. Nagu lihtsalt inimene, vaatad mingit Edaine seti saatejuht, ja siis saates räägib jumala soravalt, aga see rida, mis sul enda seal all on, niimoodi siuke nagu... kas mu telefon on hääletu peal? Minu blooperid, siis kui ma tegin üksi mingit vlogi osa, siis seal oli nii palju naljakaid asju. Ma mõtlesin, et ma panen video lõppu, siis ma mingi, ei, ma ei julge. Aga põhimõtteliselt selle nagu reisivideotega ma tahakski nagu, ma tahaks kuidagi näidata seda real life'i või nagu päriselt ongi nii, ma ei tea, ma peangi ämbrisse sittuma, no lihtsalt nii on. Seda peabki näitama, jah. Nagu... Ma ei tea, nii paljud... No pane, väga hea kaader. Pärast teeme teise nurga alt ka. Ja siis tegelikult lastakse hoopis Mäkis sealt selle niimoodi. Oh my god. Mul läks jäätismasin katki just. Nagu, mulle ise meeldib vaadata neid, mis nagu piisavalt real ja piisavalt hea content, et ma viitsin vaadata. Nagu... Ma ei tea, nagu ma olen vaadanud mingid reisivideosid, reisivlooge ja mõned on lihtsalt mingi, ta läheb mega lahedesse kohta ja siis sa oled mingi, miks ei räägi sellest midagi nagu? Räägi, mis koht see on, nagu mind huvitab, vaata. Me tegime ka seda viga. Ja noh, me lihtsalt essad korda tegime, on ju. Aga inimesed, kes sa vaatadki, nad ongi mingi, ma ei tea, aasta vähemalt juba teinud midagi. Ja ma ei õpi sealt mitte midagi. Siis ma nagu ei viitsi vaadata. Mulle meeldibki vaadata, kui inimesed on real, nad käivad kohtades, räägivad midagi sellist. Selles suhtes Teedu ja Kristjani saade on nagu, nad räägivad hästi palju nagu ajaloost, inimestest, mida iganes. Ja teevad nalja, teevad ise ja on ka nagu real. Aga väga palju YouTube'is, mis ma olen näinud, on nagu
teevad neid cinematic kaadreid ja lihtsalt droonikaadrid ja nende videod on väga ilusad ja värki, aga nagu sisu ei ole. Näiteks ei räägi eriti või noh, millega nad lihtsalt nagu näitavad kohti. See ei ole nagu väga my thing. Jah. Nagu mõnele nagu meeldib ja see ongi see, et... See ongi nagu, et ma tahakski varieeruvaid asju vaata, et ise teen seda, mida ma tahaks näha põhimõtteliselt. Eks ta nii ole. Aga nii tore ja aitäh, et te tulite. Aitäh, et sa kutsusid. Jaa, absoluutselt. Ma arvan, et kusjuures mul oli väga huvitav kuulata seda juttu nüüd 2 aastat hiljem. Mitmendat korda jälle. Kõik on täpselt sama. Wow, päriselt! Ühesõnaga, kindlasti jälgige Sandrat ja Hansu @seiklusekutid Instagramis, sest et Ü-tähte ei saa Instagrami panna. YouTube'is ka. Ja seiklusekütid siis YouTube'is. Ja sealt saab vaadata siis YouTube'i videosid ja saab vaadata kuidas nendel see karavani ehitus läheb. Ja loodetavasti varsti ka juba, kuidas reisi peal läheb. Tahaks ikka vasti ära minna, et siin see aasta lõpus äkki. Kui Hans ehitab kiiremini. Okei, ma aitan ka natuke. Kirjutage neile Instagrami, et Hans kiiremini ehitaks. Kõik, kohe nüüd. Mul on vaja seda. Tal on vaja bussi. Seda pindu seal perses. Sandra natuke on. Ma olen veits. See on tegelikult hea. See on tegelikult hea. Sellepärast hea. Okei, hakka siis tegema, no kaua võib. Olgu järgmiseks nädalaks olla. See karavan pidi juba üleile valmis olema. Aga siis on purgis vist. Aitäh, et tulite. Super. Uks on seal. Mingi leiad ise, eks? Leiame. Väga super. Jääme otsaks. Tšau! Kuidas me eelmise lõppu üldse? Viskasime patsu üksteisele. Viskame patsu. Viskame patsu. No pane, noh. Järjest mingi rong või? Rongi. Yes. Puri. Kiu. Väga ilus. Sinuga ka. Tanel, eelmise osa lõpus sa läksid pissile, kas sa tahad nüüd ka minna või? Seekord ma ei olnud vett. Seekord tahaks vett juua. Kurk kuivab. Selle osa lõpus tahaks vett. Ma panen statistikasse kirja seda. Mõtlesin, et sa tahad panna vett sisse. Prank, bro.